Aga jah, et me elame sellises Saturni ajastus rangetes struktuurides, juba see, et me siin astroloogiast räägime mingitele struktuuridele ei meeldi. Mulle tundub, et see arhetüüpne astroloogia on kuidagi väga avatud. Nad on võtnud mingi traditsiooni, hästi vana traditsiooni, aga nad suudavad kuidagi võtta selle linnulennu vaate, et mitte sealt kuidagi kinni jääda. Et väga lihtne on selle astroloogias samamoodi, lihtsalt nagu minnagi raiuda oma teed ja võtta need vanad õpikud ette. Aga astroloogias mõttes jah, Saturn on ikkagi praegu kõige olulisem, et selles suhtes Saturniga tegelemine, mis iganes mõttes, olgu ta siis tõesti see arhetüüpne astroloogia või olgu ta lihtsalt sinu jaoks mingi metafoor või olgu ta siis nagu päris astroloogia või olgu ta siis mis iganes, et ta on sümbolina hästi oluline. Olen uuesti tulnud Tartusse Siim Lillega vestlema siin juba rohkem millal see vestlus meil oli Hardo ja sinuga Saturnist. Mõnda aega tagasi. Võis isegi olla detsembri alguses. Eelmine aasta, midagi sügise poole. Ja seal me siis juba rääkisime James Hillmani esseest On Senex Consciousness ja Saturni arhetüübist, et siis Richard Tarnas arhetüüpse astroloogia üks rajajatest Stanislav Grofi kõrval nimetas seda Hillmani esseed üheks parimaks kirjeldusest Saturni arhetüübist ja siis see on ilmunud siis Arkhais, millest ka eelmine kord juttu, siis arhetüüpse kosmoloogia ajakiri ja number 5 on siis pühendatud siin Saturnile ja arendatakse seda, kirjutatakse ümber Saturni, mõeldakse Saturni peale ja siin kohe vist peale seda Hillmani esseed, on siis selline naine nagu Jessica Garfield Cabrera ja tema essee või kirjatükk Revisioning Saturn. Ja me siis mõtlesime, et see võiks eesti keeles olla Saturni taasmõtestamine. Ja seda siis Siimu abiga või Siimu koos üritame täna teha või teeme. On siis, järgmine saade on siis siin, selle ma tõlkisin siit Jessica esseest ka, et ütlesin niiviisi, et järgnev on Saturni taasmõtestamine läbi naiseliku arusaama või siis läbi feminiivse arusaama. See on muidugi hea, et 2 meest hakkavad seda arutama. Et ma ise eile mõtlesin selle peale ka, et saame siis võib-olla laseme siis oma sellel feminiivsel küljel särada, mis ma arvan, et meil kummalgi on see side hästi olemas, kuigi ideaalis võiks siin ka üks naine olla, aga nagu ma seal Saturni saates ütlesin, siis teadaolevalt Siim oled siin ainuke, kellel need Arkhai ajakirjad üldse Eestis on või nendega tuttav, et siit on see väike näpuneid, et tuleb osta obskuurseid ajakirju, siis keegi äkki kutsub sind kuskil. Ja, et kui keegi veel kuulajatest või vaatajatest on siis endale need soetanud, siis andke mulle teada, et siis ma hea meelega vestlen teiega. Aga kes on huvitatud, muidugi siis mõned artiklid on täitsa tasuta saadaval neil kodulehel, et igast numbrist on paar artiklit neil niimoodi üles laetud ka. Ja, see Arkhai leht, et seal on arhetüüpse astroloogia kohta on ja seal on väga huvitavad väiksed esseesid. Aga hakkame pihta, et valdavalt see, milles siis Jesse kirjutab, ta kirjutabki sellist, nagu me ütlesime, Saturni taasmõtestamine, et kui me seal eelmises saates kirjeldasime, milline võib-olla siis Saturn meie sellises elukorralduses välja näeb või milline suhe meil on sellise Saturni arhetüübiga, siis Jessica joonistab siin välja siis uut võimalikku suhet, samas mitte kaugele minnes sellest tuumast. Ja seal alguses ta siis mainib ka ära ka ja ma arvan, et see tuleb hiljem ka natuke suurema teemana sisse, ta seal mainib, et me täna siis see Saturnile omalik on siis selline patrihaatlik elukorraldus, et ta siin ütleb, et see meie siis kultuur on suuresti sellisest patrihaatlikust, selles vaimus elame siin ja võib-olla kirjelda natuke lahti seda, enne kui me lähme siis nende Jessica punktide juurde, et üldse selline patrihaatliku elukorralduse mis see on ja kuidas see läheb, et kui seda Saturni võib-olla meenutuseks, et mis need Saturni omadused siis on, kui me räägime mis iganes, kas me räägime siis arhetüüpsest astroloogiast või astroloogiast üldse või räägime lihtsalt esoteerilisest sellist maailmavaatest,
et Saturn on selline piiride looja, ajavalitseja, on ju, meil on Kroonose müüt on ju Kreeka mütoloogias selline arhetüüpne Saturni kuju või siis miks mitte siis judeokristlik Jahve on ju jällegi sihuke vana mees, kes hoiab korda ja suunab ja käsib ja kui võtta nüüd astroloogilisest vaatepunktist on ju, siis Saturn on selline kogu selle maise elu suunaja, on ju, nagu Hillman ühes oma selles artiklis ütleb, et tegelikult see Saturni positsioon on ju sünnikaardis, et see tegelikult määrab hästi paljut. Ja kui jällegi võtta mingi esoteeriline lähenemise, on ju, et selleks, et jõuda sinna kunagi sellisesse solaarsesse ühinemisse, mis iganes ühinemine siis on jumalikuga, on ju, et sa pead kõigepealt läbima selle Saturni rõnga, siis sa pead läbima selle lunaarse sfääri ja siis alles on ju jõuad sinna Merkuuri ja päikese juurde, et Saturn on võib-olla see, millega me igapäevaselt peame tegelema, et see vananemine, keha tõmbab krimpsu ja kortsud tulevad ja tahaks küll seda botoxit kogu aeg panna, aga kogu aeg ei tule välja ja seda peab vahetama. Just vaatasin huvitavat videot, kus üks 20-aastane popstar rääkis sellest, kuidas ta ikkagi käib iga 6 kuu tagant, käib endal huuli vahetamas ja põski ja mida kõike ta vahetas, see tundus täitsa metsik. Et ühtepidi jah, et me oleme nagu sellises, me elame sellises Saturni haardes ikkagi, vaatame, meil on sellised bürokraatiamasinad, mis liiguvad hirmaeglaselt ja teisalt me üritame selle vastu nagu võidelda, aga mitte nagu võidelda nii, nagu siis võib-olla Tarnas ja teised kõik ütlevad, et see Saturn ja Hillman samamoodi, et need Saturni jõud ei ole selleks, et nende vastu võidelda, vaid et nendel läbi nagu õppida, kogu see suremine, kogu valu, kogu kõik, mis sellega kaasneb. Seda sama me hakkame siin kohe tõenäoliselt arutama ka, mida see Jessica siin mainib, et see on võib-olla see naiselik pool, mis on siis unustatud, see sünd ja surm, jõuame kohe varsti selleni. Aga jah, et me elame sellises Saturni ajastus rangetes struktuurides, juba see, et me siin astroloogiast räägime, mingitele struktuuridele ei meeldi. Et ma ei teagi, mis see küsimus sul oli, ma hakkasin nüüd heietama. Jaa, no jah, siin ta kirjutab ka, et Saturn võrdub siis Senex meie ajastul. Et selline vana mehe arhetüüp, jah. Aga mitte võib-olla, jah, isegi selle vana targa mehe arhetüüp, vaid lihtsalt selline vana ja kibestul mees natukene võib-olla. Ja Hillman muidugi tõi siia vastu selle, ja Jung juba toob selle pueeri, on ju, sellise noorusliku poisikeseliku arhetüübi, on ju, kuskilt jälle Kreeka mütoloogiast, selline igavene noor. Et need on jah 2 sellist jõudu, mis mängivad, aga kui vaadata nüüd kultuuris, siis jah, meil on ka see olemas täitsa, et ühelt poolt see ihalus, igavese nooruse ihalus ja teiselt poolt see reaalsus, mis kogu aeg nagu peale vrissib. Ja siin Jessica toob välja, et 10 planetaarsest arhetüübist või siis räägime 10 planeedist, et 8 nendest on siis meest jumalate järgi nimed. Et Kuu ja Veenus ja ka traditsionaalses astroloogias siis Kuu ja Veenus, nendel pigem vaadatakse siis nende neid naiselikke feminiinseid külgi ja siis 8 teisel on siis mees jumalate järgi nimed. Et selline kerge ebatasakaal juba meie planeetide nimedes. Aga siin võib ju kohe nüüd natuke võib-olla alguses mainida seda, et see esiteks ei ole tänapäeval üldse väga popp enam rääkida naiselikest ja mehelikest printsiipidest, on ju vahepeal, kui see Jordan Peterson hakkas sellest rääkima jungiaanlikus võtmes, siis ta tambiti maa sisse, ma mäletan internetis. Aga nagu siin üks naisterahvas kohe kirjutab, on ju samas Jessica, et neid ei maksa võtta siis kohe selliste soorollidena, vaid need on mingid printsiibid, mis mingis teises kultuuris või must ja valge lihtsalt või täpselt seesama see noor ja vana või liikumine ja selline stagnatsioon, et need on mingid printsiibid, millele siis võib-olla lääne kultuuris jah, me omistame siis sellised maskuliinsed või feminiinsed omadused. Ja ta ütleb väga hästi seda, et jah, et me oleme nad samastanud mingite
jumalatega, on ju, nad tulevad meil Kreeka mütoloogiast, on ju, siis läbi Rooma, ja sinna tuleb muidugi juurde sealt, neid omadusi tuleb kuskilt Araabia kaudu ja tõenäoliselt on sealt kuskil mingid, ma ei tea, India mõjusid või me oleme omakord Indiat mõjutanud, ühesõnaga sarnasusi on palju, aga et kohe tuleks meeles pidada seda, et need sellised arhetüübid, nad ideaalis on ikkagi omavad kahte poolt. Mulle tuleb kohe meelde see Jungi suurepärane raamat alkeemilisest pulmast, Rosarium Philosophorum kommentaar, kus on siis sellised alkeemilised pildid, kus on kuu ja päike, on ju, kuninganna ja kuningas, kes siis elavhõbeda või Merkuuriuse abiga läbivad siis nii-öelda püha abielu, püha sellise seksuaalvahekorra ja sellest tõuseb siis see ideaalne androküün, on ju. Et samamoodi, et nende planeedi arhetüüpide puhul peaks meeles pidama seda, mida ta siin väga hästi välja toob, et see balanss peab olema. Et me oleme võib-olla ära unustanud või siis me oleme lihtsalt kuidagi omistanud mingitele asjadele, millel võib-olla ei olegi sellist, võib-olla ei olegi vaja seda kas maskuliinne või feminiin külge panna, et nad omavad nagu mõlemat poolt, et me oleme lihtsalt ära unustanud selle, et neil on see mõlemad omadused olemas. Jah, siin nagu Jessica ütleb, nagu igal inimesel on siis need mõlemad pooled olemas. Jungil on see meestel veel see animus ja naistel anima ja siin ütleb, et ka siis igal sellel 10 planeedil või arhetüübil on ka need samamoodi olemas. Ja ühed read, mis ma tarnaselt hiljuti leidsin, mis mulle väga selle teema kohta kirjeldab selle hästi lahti. Tõlge ei ole kõige parem, aga mõte annab edasi, et siin on just siis tarnase märkmed sellise arhetüüpide dünaamilisuse kohta või sellise, on siis selline mitmetahulisuse kohta. Et ta ütleb, et suure osa oma ajaloost pole teadmisi ja kinnitusi arhetüüpide avaldumise dünaamilisest mitmetahulise määramatu, osalusliku ja keerukalt põhjusliku olemuse kohta teadlikult kajastatud, arendatud, integreeritud ega sõnastatud astroloogilises traditsioonis ega selle õpetustes planeetide ja aspektide kohta. See on jätkuvalt kaasaegse astroloogilise teooria ja praktika probleem. Aja jooksul on need teadmised ja kinnitused siiski hakanud üha tugevamalt ja täielikumalt väljenduma astroloogilise praktika kõrgemates vormides, kuigi sageli vaikides, tõustes viimastel aastakümnetel järk-järgult astroloogilisest alateadusest teadlikuma tunnetuse ja mõtiskluse tasandile. Eks see võtab hästi kokku selle, et mida ka siis Jessica siin teeb, et sellise Saturni taasmõtestamine, et sellise kui ta on siis kaldus, me tunneme väga, et ta on kaldus sinna sellise vana mehe poole, aga kus see siis see teine pool seal on, see naiselik pool või see feminiimne pool. Ja siin peab võib-olla, kui nüüd hästi seda laia pilti vaadata, et mulle väga meeldib see algus, selle artikli algus, kus Jessica Garfield-Cabara tuletab meile siis meelde seda, et iga distsipliin sõltub ka oma ajast, et me nagu selle unustame ära, et iga asi on mingis pidi oma ajas kinni. Kui võtta mingi lühikursus astroloogiasse, et kui vaadata neid näiteks mingeid megaliitehitisi, millel seal viidatakse, on päike, kuu, tähed, planeedid tulevad niimoodi aegamisi kuidagi meie aega sisse. See on eraldi see astroloogia koolkond, kes siis väidab seda, et näiteks mingid omadused, mis enne näiteks seda, kui Saturn tuleb lääne kultuuri kuidagi mõttemaailma või ideestikmaailma kuidagi sisse tungib, et mingid asjad meil kultuuris üldse puuduvad. Ja niimoodi järk-järgult see kuidagi rullub lahti. Ja nüüd on nad siis kõik nagu lahti rullunud. Pluto on viimane, kes meil oli osade astroloogide arvates, siis Pluto on üldse oma, nii kui ta planeedina kadus, siis see mõjuvõim hakkab kaduma. Huvitav teooria. Päris hästi huvitavalt ära põhjendatud, ka Tarnasel on sarnaseid viiteid selles oma viimases raamatus. Aga et me peame nagu mõtlema selle peale ka, et tõesti, et see keskkond, kus me oleme, et kui me räägime sellest, et me elame sellisel Seneksi ajastul, ja meil on see arhetüüpse psühholoogia ja astroloogia sünd,
ja Hillman ja teised on selle aluse pannud, et siis võib-olla see, millele see artikkel nüüd siin tähelepanu rõhub, ongi see, et ka see arhetüüpne astroloogia peab vaatama seda aega, kus ta on ju sirgub. Et võib-olla see traditsiooniloome peab on ju jätkuma, et me ei saa võtta niimoodi kuidagi rumalalt üle, ma ei tea, hea näide on selles, kuidas sellised varauusaegsed on ju arstlikud praktikad julmalt võeti lihtsalt üle neid samu asju, mida Galen ja teised olid kuskil hilisantiigis on öelnud, kasutati mingeid kummalisi praktikaid. Seal paralleelselt oli muidugi siis selline rahvatarkus on ju, mis mulle väga meeldis Assagrulli üks väide, et põhimõtteliselt miks meil on populatsiooni ja ülerahvastatus on see, et siis kui nõiaprotsessid olid siis kõik ämmaemandad ja targad naised tapeti maha, kes oskasid soovitada, ma ei tea, rasestumisvastaseid mingid vahendid ja nii edasi, aga see selleks, igal juhul, kui vaadata seda varauusaega, et siis kui näiteks tuleb Paracelsus, kuivõrd palju sellist mingit kinnijäämist on, et kui keegi nagu, kes hakkab katsetama, üritab seda traditsiooni edasi viia, et kui palju sellist vastuolu on, et selles suhtes mulle tundub, et see arhetüüpne astroloogia on kuidagi väga avatud. Et nad on võtnud mingi traditsiooni, hästi vana traditsiooni, aga nad suudavad kuidagi võtta selle linnulennu vaate, et mitte sealt kuidagi kinni jääda. Et väga lihtne on selle astroloogias samamoodi, lihtsalt nagu minnagi raiuda oma teed ja võtta need vanad õpikud ette. Aga see on jah midagi muud, et tuleks kuidagi natukene ümber mõtestada asju või taasavastada. Ja, see väga, väga kenasti kokku võetud ja kuidas ma ise ka nagu tajun, vaatan seda arhetüüpse astroloogia koolkonda, et see Pekka Tarnas on kenasti öelnud niiviisi, Richard Tarnase tütar, et see sümboli keel, mida nad kasutavad, et see annab võimalusi ka siis meil võib siis rääkida teemadest, mis on võib-olla ka väga laetud, aga siis läbi sellise sümboli keele luua uusi suhteid, taas mõtestada mingeid sügavaid olulisi teemasid, mis meie eludes on väga aktuaalsed. Ja ajast lähtuvalt ja selles suhtes on väga lahe, et selle üks selliseid suurkujusid on Hillman, sest Hillman on ise selline triksteri laadne kuju, et ta kunagi ei kivistu. Et kui sa võtad Jungi näiteks, siis Jung on, ta on nii autoriteetne, ta on nii võimas. Et ma ise tunnen seda vahel, et sa nagu, kui sa lähtud temast ja kui sa sinna sisse sööd ennast, siis sa mingit hakkadki vaatama niimoodi ja need teised võimalused kuidagi tundud, aga Jung ütles ju niimoodi, et nagu seda ei tohiks. Ma ei tea, mingid 20. sajandi alguse guurud, Steiner ja Blavatska ja samamoodi, et tegelikult ju naersid kogu aeg, ütlesid, et neil oli siuke mis see saksakeelne termin mul tuleb praegu pähe, tädikeste siuke järgijaskond umbes, kes lihtsalt nagu niimoodi raiusid nagu rauda, et jaa, aga ta ütles ju nii ja ta ütles ju niimoodi. Et tegelikult need suurkujud alati on öelnud seda, et mõelge ise, tunnetage ise läbi, aga see kuidagi läheb vahepeal meelest ära. Hillman on selles väga hea. Ta on nii mänguline, et tema puhul ei ole võimalik ka nendesse tekstidesse kinni jääda tegelikult. Ta jätab kõik otsad lahti. Jaa. Võib-olla kui sellest liigume kohe patriarhaatlikust süsteemist eemale, aga ta siin 34 leheküljel ta on toonud sellise Patricia Reis, pärast tuleb sellest naisest veel juttu, tal oli selline teos nagu Saturni tütred, aga siin on ta kirjutab siis nagu selline patriarhaatliku süsteemi siis definitsiooni. Ütleme, mul lihtsalt tuleb meelde, et võib-olla pool aastat tagasi ma käisin perel külas ja mul õde on siin 19 ja siis eemalt kuulasin ema ja õe vestlust, siis ema kirjeldas õele, et milline maailm on. Selles mõttes nagu tõi selle patriarhaatliku nagu definitsiooni talle läbi sellise emaliku õpetusega, et mehed teavad, kuidas asjad on ja kohtlevad naisi halvasti ja selline nagu meeste ülemvõim on ju. Et meil võib-olla lähiringkondades ja haritud inimeste seas on seda loodetavasti vähem. Aga kui juba selline üldine mass on ikkagi naiste kohtlemine, siis siin veel siis see kandub edasi siis ka veel looduse, et see loodus on ka selline naiselik printsiip, et see looduse kohtlemine.
et jah, võib-olla korraks see definitsioon ka tuua, sest et siis saab sellest teisest poolest ka rohkem, kui hakkame siis läheme selle feminiimse poole peale juurde. Ta võtab siin ilusti kokku, see on isade võim. Aga kas sa tõlksid selle ära ka või on sul see? Mul seda vist ei ole. Mis ta siin ütleb? See on siis ideoloogiline, poliitiline, sotsiaalne süsteem, kus mehed jõu kasutamise otsese või siis kaudse või siis mingi traditsiooni, keele, seaduse, tavade, etikettide, hariduse ja muu kaudu otsustavad siis, mis roll on naistel mängida kõiges selles või mis roll ei ole. Ja kõik on allutatud siis teatavale mehelikkusele, võiks öelda. On mingid 20. sajandi alguses oli muidugi selliseid teoreetikuid, mõned itaallased, üks B-tähega, kes mul praegu, see oli sakslane tegelikult, aga Itaaliasse see levis pärast edasi, kes muidugi sõnastasid seda, et see on nagu evolutsiooniline jätk, et algus oli matriarhaat, on ju ajaloos, ja siis see on nagu areng, nüüd me oleme arenenud patriarhaati, aga nüüd teooriad vist väga popid enam ei ole. Aga jah, midagi on ikkagi nüüd nagu lagunemas meil, et kuidagi, Jung ütleb ka seda väga hästi, et see on nagu see kristlik, jälle see kalade ajast, et me vaikselt oleme mitte vaikselt, me oleme nii palju maha surunud mingeid asju, ühelt poolt siis just sellist naist kui sellist, et see paratamatult peab kuskilt siis üles tõusma. Ja kui võtad seesama Jung, kes tegelikult räägib üldse sellest, et algamas on selline sofiaanlik ajast ja võtab mingit vene mõtlejad tolleaegsed või prantslased, kes rääkisid ka sellist, et Sofia ja see naiselik algprintsiip, et see on nagu siis uue ajastu läbi märksõna. Ja just tegelesime siin samas majas ühel esoteerika laupäeval, kõlab esoteeriliselt, aga tegelikult on see akadeemiline üritus natukene ühe Prantsuse esoteerikuga, õigemini vene päritolu Maria de Naklavskaja või võt vist oli, pärast guugeldan kuskilt välja selle nime jälle. Ühesõnaga, ta oli aristokraat, vene päritolu, abielus ühe juudi viiuldajaga, kolisid Berliini, aga siis juudi viiuldaja otsustas, et ta läheb Palestiinasse riiki üles ehitama, jättis seal naise ja lapsed maha. Ja siis ta jõudis Pariisi ja seal ta koondas enda ümber sellise väikse seltskonna kunstnikke, mõtlejaid, hästi palju kunstnikke, torralik sürrealiste oli seal ja kutsus seda kuldse oksa, kuldse noole vennaskonnaks, ütleme siis niimoodi. Ja temal oli ka niisugune idee, et mis lähtub juba kuskil keskajast, Joachim de Fiore ja teised roosiristlased, et on meil isa ajastu, siis on poja ajastu ja nüüd algamas on siis pühavaimu ajastu. Aga see pühavaimu ajastu on siis kantud just sellest feminiinsest printsiibist, et nii-öelda naiste võim. Ja mulle tundub, et natukene see kuidagi, seda on õhus, seda on näha, et just kui sa räägid sellest, et kui võtta jälle selline keskaegne mõtlemine, et loodus kui see arhetüüpne ema või midagi sellist või Gaia on ju kuskilt Kreeka mütoloogiast, et siis me nagu natukene hakkame aru saama võib-olla, et mida see tähendab, võib-olla natuke liiga hilja juba, võib-olla ei ole, mine sa tea. Aga selle Gaiaga mul tuli meelde, sest see on päris huvitav. Ma olen tegelenud just sellise hilisantiigi ja Kreeka sellise maagilise mõtlemisega, seda kutsutakse koeetiaks või koeteia, ja kui vaadata, kus see tuleb, siis ta tulebki tegelikult nii-öelda siis sellisest kreekalikust maaemaga suhtlemisest või et need praktikad, kus maeti ennast maa alla ja kus see tarkus tuli, siis kas see tuli Gaialt või siis tuli see mõnelt allilma valitselt ja enamasti oli see naine. Et kui võtta see Parmeniidesegi müüt, kes viiakse kuskile 2 hobusega sinna allilma, siis see on naisprintsiip, naisjumalus, kes tegelikult annab selle tarkuse, kes on tegelikult sellise meheliku loogika alguses, mis meil on see läänelik loogika, see, millest me räägime, see Saturni struktuur. Kui vaadata seda algust,
ja kui lugeda mingeid huvitavaid mõtleid nagu Peter Kingsley või kedagi sellist, siis nemad väidavad seda, et tegelikult see tarkus, mis meile toodi sellelt allilma jumalannalt, et kohe alguses oleks valesti. Platon rikkus selle ära ja et sellepärast me olemegi sellises saturnilikus, sellises mehelikus tardumuses, et me oleme nagu maha mänginud selle kingituse, mis meile anti. Ja nemad muidugi ütlevad seda, et nüüd lääne kultuuri pole midagi teha, et mängisime kingituse maha, et tulevad järgmised kultuurid peale, võib-olla nemad oskavad paremini hoida seda. Jaa, see on väga huvitav mõte, mul üks hea mõte seal juurde lisada, mis tahtsin veel, ma olen seda mõtet rääkinud mitmel inimese edasi, Kärt Kunnuselt kuulsin seda, kui ta oli Hardo ühes saates ja ma olen seal palju Põhja-Ameerika selle indiaani rahvustega tegelenud ja seal neid matrihaatlikke elukorraldussüsteeme oli õige palju. Ja see läks kokku seal Kärdi jutuga, et Kärt seal Hardo saates mainis, et ka Eestis enne vanasti ei ole, on nii, et kui et edasi läks naise nimi lastele ja kui naisel sündis poeg, siis teda peeti veel süütuks. Kui sündis tütar, et siis ta oli süütuse kaotanud, sest tütar oli see, kes sai siis elu edasi viia, anda ja ka nime edasi anda. Ja seal mul tulevad ka seal need Mohawki ja seal Haudenosaunee selline 6, alguses oli 6 neid sellist indiaani hõimurid seal moodustasid liidu, et siis seal ka identiteet, kes siis kõik just see nagu ema klannide pidi. Et seal meeste nagu mehe ja siis veel vanemad olid siis nagu need viimased otsustajad, kes seal panid küll seal, valisid mehi juhtima, aga viimane sõnaõigus oli alati seal siis nendel emadel või vanaemadel kõige, kellel siis võib-olla seda Sofiat või seda tarkust või milleni me kindlasti jõuame veel ka eraldi, et kõige rohkem oli. Aga veel sellele su viimasel mõttele juurde lisada, et siin ma tõlkisin ka sellest Jessica ühe mõtte siit ära, ma nüüd täpselt ei tea, kus see on, aga siin ta kirjutab niiviisi, et kuidas on võimalik, inimene sünnib emast, kuid ometi ei mainita tema nime meie lääne loomislugudes peaaegu üldse, eriti viisil, mis tõeliselt tunnistaks ja austaks tema keskset rolli loomise protsessis. Ja sellega mul tuli meelde, ma olen palju neid indiaanlasi kuulnud, siis siuke terava ütlemisega indiaanlane nimega Wallace Black Elk Junior. Ja siis tema see, kuidas ta siis ütles, et loen selle inglise keeles ta ütles siis niiviisi, et Christian version, they mention the Heavenly Father in the name of the Father, the Son, or the Holy Ghost. 3 are in one God. If the Father has a son, the Son should have a mother. It confuses people. Nemad on vaata veel eritas niiviisi nagu ehedalt vaatavad, aga nagu humoorikas nagu, et where is the mother? No ega seda on näha, et seda on puudust ja ega Jung ütles samamoodi, et see tema jaoks oli hästi olulise Neitsi-Maaria tagasitulekuni 20. sajandil ja kui vaadata neid spontaanseid ilmumisi, neid ilmutusi, mida Prantsusmaale 20. alguses ja see on ka, ta pressib välja kogu aeg või see musta neitsi kummardamine seal Prantsusmaal, et ta on tegelikult olemas kogu aeg, aga mitte piisavalt palju vist, jah. Et see on just huvitav siin ka, ma ei leidnud seda kohta praegu üles, et kui mõelda selle peale, et kui rääkida jälle sellest, et oleme selle kingituse maha mänginud ja tavaliselt on siis niimoodi, et kui ma ei eksi, siis ka mingi indiaani tarkuse järgi, et kui kultuurid või mingid suured moodustused hakkavad surema, et siis nad nagu jõuavad tagasi oma selle tõru juurde, nii-öelda, siis millest nad sirgusid. Ja siin on huvitav, et see Kroonose müüt on, kus jällegi seda ema nagu ei ole otseselt, et on üks kuri isa, kes üritab alla neelata kive, et kuskil siin oli väga hästi toodi välja, et kuidas see Kroonose müük nagu ümber mängida, kus Kroonosest saab selline hoolitsev isa ja kes korjab lilli, ma ei leia seda kohta üles. Oli siin see või? Oli jah, kuskil oli väga ilusasti, aga see oli vist kellegi tsitaat, ma leian selle võib-olla üles. Et võib-olla jah, sinna tagasi nende mingite algmüütideni jõuda ja võib-olla leida sealt siis mingeid, neid kuidagi ümber mängida, ümber
müüt ju selles suhtes on nagu igavikuline, aga neid nüansse tuleb meelde tuletada lihtsalt, jah, teisi nüansse ju veel. Aga toome korra selle teemaga siia sisse, see on siin alguses, Jessica mainib seda, mis aitab nagu hästi mõtestada seda maskuliinset ja seda feminiivset või seda, ta toob siis veel sellised veel nagu lisaomadused nendel juurde, et siis nagu dünaamiline ja staatiline. Ja siis see staatiline või siuke paigal jäik liikumatu maskuliinsus või seal Saturni kontekstis ongi see, kuidas me ta siis nagu teame, selline struktuur, muutumatu süsteem, jäikus, rõhuv, selline, mida me siin alguses ka juba siis seadus on ju kõik sellise pika aja jooksul sisse juurdunud muutumatud süsteemid, selline staatiline maskuliinsus ja siis ta toob siia, ta tõi näitena siis selle dünaamilise maskuliinsuse, mis on siis seotud siis sellise edasi liikuva jõuna, selline liikuv, siis toimiv, penetreeriv, siin on see falluslik energia, eesmärkide poole liikumine, see on väga Marsile palju omaseid, aga siis ta toob selle dünaamilise feminiivsuse siia sisse, et läbi selle võiks siis paremini tajuda siis seda Saturni, seda feminiivset külge. Ja siis ta ütleb, et siis see, või algust räägib sellest staatilisest feminiivsusest ja siis ta toob selle ringi sümboli siia. Et kuidas ta kirjutab siin, et see staatiline feminiivsus või siis selline nagu paigas või muutumatu feminiivsus, et seda sümboliseerib või esindab siis see ring. Ja seda indiaanlased kogu aeg räägivad, et nendel see ring on üldse väga oluline, seal tipis istutakse ringis, higitelgis on ringis, tehakse neid vestmisjutu pulgad, tseremoonia, et siis seal istutakse ringis ja nad kogu aeg räägivad sellest, et see ring, et ringil ei ole algust ega lõppu ja et ring on midagi, mille nagu looja, see on nagu looja printsiip ja see on siis need aastaaegade looduse rütm ja siis see on sama, mida siis ka siin Jessica mainib, et sellise, nad ütlevad, et ringil ei ole algust ega lõppu, et kogu aeg liigub edasi sellise nagu tsüklilisus võib-olla, ajatsüklilisus ja muidugi siin ta tõi siis selle ema-üsa tõi ka, toob selle näite, et indiaanlastel on see higitelgi tseremoonia, seal inipi, et seal see on ka selline ema-üsa, see loomismüüt sellest on ka, et me läheme sinna kupli sisse ja see loomislugu on seal ka, et me läheme selle ema-üsa sisse sinna ja taas sünnime seal, tuleme sealt välja, et siis oleme teinud veel sellise tsüklilisuse ja ma tunnetan, et neil on kuidagi see staatiline feminiimsus või kuidas siin Jessica seda kirjeldab, et nad on kuidagi nagu tajuvad seda arhetüüpset jõudu väga hästi või siis seda mingit tarkust, mis tuleb läbi või seda sümbolit. Mis mõtted sul tekivad selle staatilise feminiivsusega? Jah, see on hästi oluline märksõna, sellepärast, et kui sa vaatad meie sellist kultuuri, siis me oleme kuidagi kinni jäänud sellesse lineaarsusesse, sellesse judeokristlikkusse ühte suunatusse. Kuskil ootab mingi utoopia ees, kuskil taga on mingi ideaalne algaeg, ja see on siuke nagu kas on siis progress või igal juhul see on nagu minek. Aga kui vaadata neid kultuure meie ümber, siis on see mõtlemine kogu aeg teine olnud ja selles suhtes on 20. sajand kuidagi lääne kultuuril väga murranguline olnud, et hästi jõuliselt just idast, aga siis hiljem, kui see indiaanitarkus igal pool mujalt on ja kui õpiti tundma erinevad loodusrahvaste mõttemaailma niimoodi, et seda hakati võrdväärsena võtma, et sealt tuleb kohe sisse tsükliline arusaam. Ja kui võtta 20. sajandi kõige huvitavad mõtlejad, siis ja ma ei mõtle mingit Spenglerit ja Toynbeed, kes on sellised võib-olla sellised nagu väike lainetus sinna juurde, et just see tsüklilisus, mis on näiteks mingis India mütoloogias on nagu elementaarne, et see ring, mida me käime,
ta jõuab ükskord oma mingi lõpp-punktini, aga see lõpp-punkt ei ole see, et me nüüd oleme ja kõik elame kuskil ilusasti, kehad tõused üles ja mul just tuli üks Jehoova tunnistaja üks päev, tuli juurde, hästi tore naisterahvas, rääkisime pikalt juttu ja siis ta muuseas rääkis mulle et ikkagi, et siis loe piiblit ja siis need kehad tõused üles ka, et isegi mul see mees tõuseb üles, ega ta nüüd kõige parem ei olnud, aga et küll Jumal on siis nii ette näinud. Et väga õnnelik ta selle üle ei olnud, et tal see meesterahvas, kes vist oli tõenäoliselt ka teda natukene kuritarvitanud, vägivallatsenud, et tema tõuseb ka üles. Et meie ümber on nii palju kuidagi mõistlikumaid arusaami maailmast või kuidagi palju harmoonilisemaid, palju terviklikumaid arusaamasid ja seal on hästi oluline just see tsüklisuse roll. Ja sealt muidugi see ema arhetüüp tuleb hästi tugevalt sisse, et see on ju elementaarne. Ja kui sa vaatad mingid teisi mütoloogiaid, siis kas või seesama mingid vedade jumalad sinna juurde võtta, et kuigi meil on Indo-Euroopa jumalad ja juured on, kõik tulevad, siis ta on kuidagi terviklikum või seal on alati see naisprintsiip olemas või et alati mingitel jumalatel on kaaslane. Meil Kreeka mütoloogias ka muidugi, aga see kuidagi ta on kuidagi paremini välja mängitud. Ja just see kogu, kas või see, kuidas inimesse suhtutakse või inimese ellu, see hingamine ja see hingamise rütm, et see on kuidagi teistsugune maailmataju, teistsugune tunnetus hoopis. Mul kui tulevad need juugad on ju seal Indias, et ma siin hiljuti vaatasin ka, et kuidas nad üldse neid juugasi nagu ajastavad, siis pidavad olema siis selle see kevadise pööripäeva punkt siis tänu maa sellele pretsessioonile nihkele kogu aeg muutub ja kui ta selle ühe selle pretsessiooni tiiru ära teeb, et see on siis üks juuga, et ta on ka jälle selline nagu aja, siin me jõuame ka selle aja juurde, siin Jessica toob eraldi välja ka, et see staatiline maskuliinsus, et selle aeg on siis väga selline, nagu me aega täna tunneme, et kell väga selline osadeks ekseldatud, siuke süsteemne, teaduslik, väga täpne, kuidas ta siin nagu rohkem siis kvantitatiivne kui kvalitatiivne, aga siis ta toob selle staatilise feminiimsuse aspekti sisse, et ütleb, et kui me tunneme, et mõned tunnid on olulisemad kui mõned teised tunnid, et see ongi see kvalitatiivne aeg ja ta siin muidugi seostab selle ära ka, et mismoodi siis see feminiimsus nagu Saturni puhul tuleb eriti jõuliselt mängu ongi see on nagu astroloogias alustala on see, kui inimene sünnib. Et kui me teame, et meie sünnipäev mul on 92, on ju 21. september, aga teine on siis see teadvustamine oma sünnihetkest, ja siin Jessica toob selle astroloogia näite, et see on midagi, mida ma oma emaga koos tegin, sündisin, tegin oma esimese hingetõmbe ja siis see kvalitatiivne aeg sel hetkel on siis see, kuidas need 10 planeeti seal üleval on. Et see igal ajastul on oma need planeedid seal üleval, kuidas nad asetuvad, määravad selle kvalitatiivse aja. Et seda Hardo ka, kas siis eelmises saates ka korra mainis seda, et kuidas tema sellest aru saab, sellest aspektidest ja nendest planeetide suhetest seal, et ta annab ajaga, siis me saame ajaga astuda sellise, siin ongi see aja feminiseerimine. Et sellise teistsuguse aja kvaliteedi toomine, üks on see staatiline, mida me väga hästi tunneme, aga teine on see mingi teistsugune aeg. See on selline maagiline, müütiline mõtlemine, et see vastandabki täpselt sellisele hästi loogilisele struktuursele mõtlemisele, et peaks kõik tasakaalus olema, et ideaalis on nad alati tasakaalus olnud või sellises terviklikus ühiskonnas, aga meil on kuidagi see paigast ära läinud, et kui sa võtad, astroloogias on elementaarne, sul on mingid päevad, mis alluvad on ju teatud astroloogilistele jõududele, sul on mingid tunnid päevas on ju, kui sa võtad selle maagilise mõtlemise juurde, siis sa kasutad ära neid nii-öelda kanaleid,
selleks, et suunata on ju oma tegevusi, oma mõtteid, oma tundeid on ju, sätid selle järgi ideaalis on ju. Et noh, see on meie ühiskond nagu täiesti puudu või et seda mingile hindule võib olla see elementaarne, ma ei tea, kas või Jungil oli elementaarne. Tal tuli uus patsient, ta võttis kohe sünnikaarti, vaatas umbes päeval ka, et mis tund meil oli, et millal ta tuli. Ja need on mingid sellised väiksed kokkusattumused, millel on tähendus, ongi ainult nagu individuaalses plaanis sageli. Et see, kuidas mina suhestun sellega ja sa ei saa sellest, sa saad sellest süsteemi teha, aga sa ei saa sellest kunagi mingit sellist karmi loogilist süsteemi, et sul paned punktid nüüd paika, sul on tabelid, astroloogilised tabelid samamoodi, aga sa pead sellesse suhtuma just selle mängulisusest, et just see, kui tuua see dünaamiline feminiinsus on, et sul peab see mängulisus olema, et see ei ole selline, see teadus või selline mõtlemine või selline tunnetamine, millega me oleme üles kasvanud, vaid sa pead kuidagi ümber õppima totaalselt. Kuidas nagu sihukest maailma tunnetust saada, see on sihuke, mina tunnen, et see on lõputu protsess või kuidagi, et sellest, et aru saada, miks müütilisest maailma tunnetust või müüdist aru saada, või et korra tunnetada, mis see müüt tähendab. Ja me õpime küll koolis, et müüt on mingi, ma ei tea, ülikoolis erinevaid teooriaid ja mingi igikestev hetk ja mis iganes, igavene tagasitulek, mida see nagu päriselt tähendab. Need on ainult sõnad, aga siis, kui sul mingil hetkel kuskil nagu, sa saad nagu ühendust sellega, siis on juba keeruline, siis kuidas seda nagu väljendada on ju, ja just, et see dünaamilisus, see feminiinne dünamilisus juurde tuua, et see mängulisus, et need tabelid on toredad, aga tabelid on lõpuks ikkagi nagu mingis, ma ei tea, zen-budistlikus müüdis on ju see, või loos on see mingi paat, on ju, millega sa lähed üle jõe, et sul on vaja sinna teisel pool jõge saada, et see paat on hästi oluline, aga samas ta ei ole nagu eesmärk omaette või kuidagi. Me jääme sellise paati olema kuidagi kinni jäänud ühiskondlikult ka, mul on tunne. Jah, see sama, Asso Krulliga paar aastat tagasi tegin ühe saate Vesi Eesti mütoloogias ja sama küsisin ta käest ka selle küsimuse, et sama nagu sina ütlesid, et küsisin, et mõndadel hetkedel müüt nagu paistab läbi mingiks hetkeks, see nagu, ta kõreleb suga, sa kuidagi saad tast aru, aga siis jälle kuidagi kaob ära. Et see tuli, mis mul meelde tuli, see sinu mõtte peale, aga teine, mis ma, kus hakkas nagu pihta sellest mõtte algusest, et see kvalitatiivne aeg või selline aja feminiseerimine, et oma see sünniaeg, et mida me teame, et mis see number on, aasta, kuu ja päev ja kellaaeg, et see annab nagu selle mõõdupuu, et millal sündisid, kas sündisid hommikul, sündisid õhtul. Aga üks asi, mis ma oma selles astroloogia praktikas teen ka, et täna et meil on need ägedad igast programmid on ju, see NASAl on Stellarium, kus sa saab minna ajas tagasi ja vaadata siis taevakaarti, reaalselt taevast, kolme mõõtmelist taevast, ükskõik mis ajas. Ja seda ma alati teen, enne kui ma lähen inimeste sünnikaardi juurde, siis ma teen sünnikaardi puhtaks ja siis ütlen, ma näitan sulle seda, et keegi seal tuli, sündis kell 5 päeval Valgas, aprilli kuskil kuu lõpus on ju, et siis näitan, et päike oli, kui sündisid, siis päike oli seal on ju, ja kuu oli seal, et näitad seda nagu seda päris taevast. Huvitav, et see kuidagi nagu hästi tervendav, see on nii kauge aeg, et meil otseselt ei ole seda mälu üldsegi sellest hetkest. Emal on väga hästi kõik see meeles. Ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus. Sellel kanalil on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilise konsultatsioone. Selles traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesel sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi. Ja mis see siis sünnikaart inimesel teeb? Öeldakse, inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünni hetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, nagu võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Richard
Tarna, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös, miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub. Et loodusrahvad on alati sedapidi elule lähenenud ja sellisel keerulisel äraval ajal on minu arust väga tervendav luua suhet siis sellega, mis seal üleval on. Aga minnes tagasi, ja üks üleskutse oli ka, mis me seal Anna Luigega tegime Grofi nendest sünnieelsetest maatriksitest ja sünnist rääkisime palju, et siis, kui ema on alles, minge küsige, kuidas te sündisite. Aga teine on tervendav fakt on juba see, et kui sa tead oma sünni kellaaega, et siis sa lähed vaatad, et kas päike seal loojus või tõusis ja mis teised, et kus siis kuu oli, kas kuu oli vana kuu või noor kuu, et kui sa saad nagu nüüd täna siit juba sellise teadliku silmadega vaadata üles selle hetke peale, kui sa tegid oma esimese hingetõmbe, siis ta juba loob sellise teistsuguse suhte nagu ajaga ja eluga endaga. Et siin ta ütleb ka, et surm ja sünd, et need on selle sama mündi kumbagi poolt nagu. Jah, ja lõpus ta ju jõudis veel sellise jällegi selle, või ma olen sassi, ei aja vist. Et kui sellest tsüklisusest rääkida, et kui sa hakkad mõtlema nüüd jälle sellisesse, jälle see Grofini jõuda või jõuda, ma praegu tegelen paari obskuurse Itaalia esoteerikuga, Marco Taffi, üks selline härrasmees. Et kui sa jõuad sellise võib-olla mingite reinkarnatsiooni ideed, mitte niisuguse labase, nagu ma ei tea, et ma eelmises elus olin koer ja sellepärast ma nüüd, ma ei tea, mulle meeldib tšapi, aga et mingid asjad liiguvad, ringlevad, et selles kontekstis kogu see surm ja sünd, et nad omandavad hoopis teise tähendusega. Selle müüdiga mulle väga meeldib see Hillmani tõdemus ka, kas ta selles samas hingekoodis, mis eesti keeled ilmus, ei ütle seda, et me oleme kuidagi harjunud mõtlema selle peale, et hing on midagi, mis on meie sees, aga et me tegelikult ujume selles hingemaailmas. Et meie oleme selle sees, et nagu tagurpidi pöörata, see on selline uus platooniline mõtlemine. Et me elame selles, täpselt see müüt paistab läbi millega, me elame seal sees tegelikult. Et see ei ole midagi, mis on meil kuskil peas või ma ei tea kuskil, vaid see on midagi, tagurpidi on kõik tegelikult. Me mõtleme hoopis või me tunneme maailma kuidagi täiesti valesti, et tegelikult on teistpidi kõik. Jah, see on väga kena kujund on seatud, et me oleme, et selle sees. Seda ma siin osades saades olen küsin ka, et Hardo on seda küsinud ka, et mis müüdis me elame praegu või mis müüdis me parasjagu elame. Ja siis on see hästi tore see alkeemiline pilt, kus on see taevakaar ja siis on mingi vanamees, kes pistab sellest taevakaarest pea välja, et pistad korra siis, mingi teised tõlgendus ka, aga võib ju tõlgendada nii, et pistad sealt oma müüdis korra pea välja ja vaatad, et kuskil on midagi veel. Ja siit üks Tarnase mõte ka, tal on selline essee nagu sissejuhatus arhetüüpses astroloogiasse ja siin Jessica ka tsiteerib teda. Selle ma tõlkisin ära ka, mis suurepärast võtab selle Saturni sünnikaardis kokku, see on lehing 37 siin allpool. Et teatud mõttes on Saturn sünnikaardi valitseja, sest Saturn on aeg, kroonos. Samuti see, mis kinnistab hetke ajas, loob sünni kaudu eraldi seisva reaalsuse kehastuse ning kannab ja töötleb aja jooksul välja kogu selle arhetüüpse hetke tähenduse ja väljakutsed. Ja teada, et see sünnihetk, tal on see kes me olemegi praegu ümber selle Saturni, selle maskuliinsuse ja feminiimsuse siin liikunud, ujunud. Siia võib alguses veel võtta ju selle ka, et kui see päris selle artikli alguses ilusasti Jessica Garfield-Kabara ütleb, et astroloogia on hingeloome praktika. Ja siis ta lõpus jõuab ilusasti selleni, et see praktika siis tähendabki seda, et sul on see sünnikaardil paigas on ja mis iganes, sa hoomad neid Saturni arhetüüpseid jõuda oma ümber, on ju. Aga et praktikas, et kui sa võtad arvesse just seda feminiinset poolt, et see ongi just see, mis on, kuidas läheneda sellele kogu sellele jäikusele ja valule ja kaotusele, kõik see, mis Saturniga kaasas käib. Et läbi selle feminiinse poole
tema just väidab seda, on võimalik siis seda kuidagi integreerida, et kasvada, on ju. Et just seda hinge luua, seda hingeloomeprotsessi läbi viia. Et Hillman ütleb seda sama, on ju, et Saturn ei ole selles suhtes nagu paha või, et need on kasvuvalud. Muidugi mitte päris niimoodi, nagu ma saan aru, et just siin on ka meil taskuhääling, paar päeva tagasi just oli see skandaal, et seal Eesti ESOs oli mingi naisterahvas, kes töötab kuskil, kus ta töötas, mingis abinumbril kuskil ja siis ta oli öelnud, et inimesed sünnivad siia maailma, et kui laps sureb vähki, on, et ta ise valis oma selle tee ja siis ta vallandati oma töökohalt. Aga kui sa võtad nüüd Hillmani ja võtad selle müüdi, on ju, võtad selle hilisantiigi müüdi Taimonist, on ju, või Platoni müüdi, siis tegelikult, Platon ütleb seda sama. Inimesed istuvad seal ja vaatad, mina lähen sinna kehasse, me unustame nagu selle ära. Et võib-olla need Saturni valud on siis ka jälle nagu mingid asjad, mida me, kui ta sul juba käes on, siis see paratamatult peate läbima, et see on see mõtestamise küsimus, et kuidas sa selle hetke siis mõtestad endale. Ja kui sa mõtestad ta kuidagi suuremalt seda arhetüüpset psühholoogiat, arhetüüpset astroloogiat kasutades, on ju, olgu see siis kas või, ma ei tea, selle mõttega, et vahet ei ole, aga see on mingi platseebo-efekt, mõtlen lihtsalt positiivselt, et siis ma arvan, et see on juba selle hingeloomeprotsessi mõttes väga oluline. Jaa, no eks see ongi see suur teema, millest Jessica siin räägib, ongi just see, nagu ütleme, et siis kannatused on ju, ja surm, et see ütleb, et selles patriarhaatlikus maailmas meil siis me surma vastu võitleme iga hinna eest ja kannatusi ka üritame vältida ja siis ta toob ka siis nagu sa just mainisid, aga võib-olla tooks siia, et või nagu sa just mainisid, siis, et läbi kannatuste siis mingi teistsuguse, läbi kogemuse teistsuguse, mis ma olen ise enda nahal kogenud, et viimase aasta rasked haigused olnud ja palju mingi kriise ja asju ja nüüd nagu tagantjärele vaatan, siis vaatan, nii palju häid asju on tundnud nendest. Et see on võib-olla ka see, et kuidas siis oma kannatusse nagu suhtuda, kuidas suhestuda siis asjadega, mis on valulikud. Ja siis tagantjärele vaatan, et tihti need kõige valulikumad, need kõige suuremad kannatused, nendest on kõige paremad asjad sündinud. Jaa, aga vahel on jälle see, et ma enda kogemusest ei oska praegu öelda päris, ma ei ole nii noor veel, aga ma olen näinud inimesi ka kõrvalt, kes on võib-olla need Saturni jõud ja see kurbus ja see nostalgia ja see kinnijäämine on ikka liiga suur, et sa nagu võid ju rääkida küll, et selles on sul abi olnud, aga kui see sul nagu ikkagi nagu päriselt kohale ei jõua, et siis ei ole vist midagi teha, et sa ei saa inimesele ette heita seda, et ta võib-olla kuidagi ei saagi sellest kurbusest või leinast või mingist asjast üle, et ideaalis ju võiks saada. Ideaalis on, et tõesti selle klassikaline astroloogiline lähenemine, ta on mõnes mõttes ka psühhoteraapiline, et kui võtta see Hillmani õpetaja üks Toomas, kes põhimõtteliselt ta ongi viiski omavahel kokku psühhoteraapia ja uusplatoonilise sellise mõtlemise ja astroloogia, et see on üks viis, kuidas siis nagu tänapäeva mõttes praktiseerida seda, mida võib-olla siis hilisantiigis, ma ei tea, hermetismid ja gnostikud praktiseerid, neil mõte oli sama, et läbi nende planeetide sfääride need mingid omadused, mingid asjad, mis nüüd siis selle klassikalise müüdi järgi, et kui hing tuleb maailma, siis ta võtab igast sellest sfäärist mingi pahna endaga kaasa, et tagasi minnes, et see paht puhastada, et see on põhimõtteliselt, sa võid ju mõelda siis psühhoteraapilises mõttes, et mingid kitsaskohad, mida sa võid kategoriseerida siis neid planeete, võttes arvesse, et kuidas need ära puhastada, kuidas saada paremaks inimeseks. Jaa, siin eelmine saade oli Karl Käsnapuuga, eelmine neljapäev ilmus surmast ja siis seal, Karl ka saate lõpus ütles, et kui sa räägid kellelegi, et kuule, et su kannatustes on midagi head, siis keegi ei taha seda kuulda, et ei saagi kuulda, et seda, et ma isegi ise endale selles hetkes, kui sa kannatad, üks suuremaid asju, mida ma olen õppinud, on see, et kui
kui sa oled mingi valu sees, näiteks aasta aega ei saa mingist valust lahti, on ju. Et taastavad harjuda, et valu on niisugune mööduv asi ja kogu aeg kannatad, et mis mind nagu aidanud on, mis ma olen nagu sealt indiaanlaste poolt õppinud ja seal nende koos olnud, et on see palve pool nagu. Et mida rohkem seda kannatust tuleb, siis seda rohkem on hakanud ka seda nagu palve osas elus tulema. Et vaatamata sellele, et asjad on, et kehv on olla, siis ikkagi tänad seda päeva ja tänad seda isegi seda valu ja seda kannatust. Et kuidagi läbi selle ma tunnen ka, et sa näed, et inimese mõttel on ka suur jõud selle tervenemise koha pealt. Et kuidas siin teine asi, mis mul selles valgus meel tuleb, ma siin Indrek Pargiga nüüd olen natuke suhelnud ja kes seal 20 aastat on seal indiaanlaste juures olnud ja need keeli tagasi õpetanud. Ja seal Indiaanimaal, seal Põhja-Ameerikas on olnud ka nende koos ikka mitmeid kuid ja seal tseremooniatel osalenud ja need tseremooniad on ka nagu ikka paras kannatus. Et olen nagu sõpru kutsunud ja siis paljud on öelnud, et ikka nii nagu nad seal öö läbi peavad istuma sirge seljaga või seal ligitelgis istud, kõik on koos seal selgaga palutama. Seal veel ekstreemsemad juhud on, kui viiakse sind mäe otsa 4 päevaks ja ei anta süüa ega juua. Et siis seal Indrekuga arutasime sellest ka, et see mäe otsa viimine, et täna ta on nagu inglise keelde on tõlgitud, et sa lähed nagu mingit nägemust sinna saama, nagu see vision quest on ju. Aga seal otseses tõlkes Lakota keeles on selle asja nimi nagu hanplechia ja siis han on siis nagu nutma või han on öö ja plechia on nutma ja siis sa lähed nagu sinna mäe otsa nagu sisuliselt lähed kannatama ja siis kui sa kannatad seal mäe otsas, siis üks lihtsalt vaimudel hakkab sust nii kahju ja nad siis midagi nagu tulevad, aitavad, näitavad sulle või midagi. Nagu õnnetuna aga kassipoeg kuskil, jah? Et selles, ja ma olen nagu ise, mis ma olen nagu märganud, on see, et ma vaatan, et kui ma seal on nendega koos, et nad on üks rahvas, kes on palju kannatanud, ütleme viimase 100 aasta jooksul, et see kannatuste hulk, mida nad on läbi elanud, on nagu kolossaalne. Seal kõige kõrgemad enesetapu protsendid, eluiga umbes seal Aafrika riikidega võrdne tapmised, kõik need, nad on seal nagu kõige kehvemas seisus. Aga vaatamata sellele, kui sa oled sa nende koos, siis oma sellelt vaimult ja meelelt nad on kõige tugevamad inimesed, keda mina näinud, kohanud olen. Et nad on ka nagu heas mõttes õppinud kannatama. Ja sealt, ja see ma nagu inimestega olen vestenud ka, mis ma nagu näen, et ma vaatan, et siin valge mehe maailmas, et inimesed on kuidagi hästi nõrgaks jäänud nende kannatuste koha pealt, kannatustega nagu rinda pistmise koha pealt. Et kuidagi välditakse kannatusi ja... No siis meil on jah, et kätte antud kõiksugu võimalused, kuidas seda teha ja miks mitte. Kui see sul ees on, siis ikka inimene on mugav. Aga see on võib-olla jälle see asi, mida selle Saturni aastaga peab tegema, et Saturn on kuidagi, ta on hästi praktiline. Kui see ikkagi, sul klassikaline näide, et kes see oli? Mingi 20. sajandi kristlik mõtleja, kes ütles, et kui sul ikkagi hammas valutab, siis ei ole mul mingit kasu nendest 2000 aastast teodiike aruteludest, mis on kurjus ja miks on valu maailmas. Või kui sul ikkagi, mis iganes õudus on nagu kohe kõrval, siis ei ole mitte mingit kasu, et sul kuskil Augustinus ütles seda või Aquino Toomas ütles seda. Et selles Aquino Toomasega on hea, et tema puhul talle omistatakse see kuulus alkeemiline tekst Aurora Consurgens või mis ta on, millele siis käib kaasa see müüt, et kui ta oli oma selle Aquino Toomas on see tohutu summa teoloogia summa, keskaegse skolastika on ju tipp siiamaani. Ja siis elu lõpult ütleb, et see kõik on olnud tühine, kui tal oli see mingi ilmutus, et see kõik on olnud nii tühine. Et kui see kogemus on, siis see teooria tundub nii tühine. Mis ei tähenda, et see teooriat oleks vaja. See on samamoodi nagu see Saturni arhetüüp ja see, kui ta on sul välja kirjutatud, kui sa näed teda, see on see nagu nime nimetab see, kui sa oskad teda nimetada, kui sa oskad teda kirjeldada, see on hästi oluline. Aga jah, et kui sul ikkagi see, ma ei tea, jalg valutab, siis
siis on vaja praktiliselt tegeleda, siis on selle Saturnilt vaja võtta kõrvast kinni ja mõelda, et mis siis nüüd edasi. Toon selle, siin Jessica Garfield-Cabara räägib sellest, wisdom through experience and suffering, siis selline tarkus, mis tuleb siis, ütleme, kogemusest ja kannatusest ja siin ta tsiteerib siis seesama see Patricia Reis ja tema selline raamat nagu Daughters of Saturn või siis Saturni tütred. Ja ma selle tõlkisin ära ka, see on lehekülg 39, et ta siin kirjutab siis nõnda, et feminiinse eluviisi tulemus on kogemuslik teadmine. Me nimetame seda naiselikku teadvust tarkuseks. Wisdom, inglise keeles. Ja siis kristlikus teoloogias on see personifitseeritud Sofia ja juudi müstikas Shekina. Jumala, ma võin ka looja, naiselik aspekt. Kreeka mütoloogias kehastab tarkuse jumalannana seda rolli Ateena. Ja räägi natuke sellest, aga ma toon siia veel kaks head näidet juurde veel, kes samast teemast räägib. Üks selline Lakota mees Russell Means, ta on nüüd surnud juba, aga ka sellise terava ütlemisega ja Lakotad üldse sellised karismaatilised ja terava ütlemisega, poliitilised ja kohati ka nagu natuke ebameeldivad, aga seda wisdomit neil on või tarkust. Ja siis Russell Means niiviisi kirjutab, et learning to live with the female, ehk siis õppides elama naisega või naisprintsiibiga. Et meie mehed ei tea mitte midagi puhastusest. Ja siis seal on see puhastus, see purification, see siis on, ütled, see on kingitus, mis siis naistel on seoses siis päevadega ja meestel seda ei ole. Ja seal nad siis toovad selle, siis toob see näitse nagu hence the sauna, teiniipi, kus siis mehed käivad puhastumas siis seal saunas või siis ligitelgis. Ja siis ta ütleb, et naistel on selline teine meel, mida valge mees kutsub intuitsiooniks. Mina kutsun seda pühaks teadmiseks. See on võime näha asju selgesti. See on võime tunda. Nojah, tänapäeva võib-olla meil praeguses ühiskonnas on natukene ohtlik jälle selliseid lauseid öelda. Aga jah, meil võib-olla nüüd natukene on avatum ühiskond, et ega me kunagi vist tunnetama ei saa, mida naised tunnetavad, aga vähemalt ma ei tea, sõnas ja pildis ja jutus on see vähemalt ikkagi nüüd, see ei ole tabuteema enam. Et see on, ma arvan, oluline, aga see Sofia müüt on ka selles suhtes elav näide sellest, et see on ju selline klassikaline gnostiline müüt sellest, kuidas see hakkab kuskilt ülevalt pihta, see selline loomismüüt on ju, kuidas see jumalik alge alguses tunneb igavust ja umbes nartsissuse müüt, et vaatab oma enda peegeldust ja pooldub ja siis hakkab sealt laiali argnema see jumalik mäng on ju, aga siis mingi hetk jõuab selleni, et on selline naiselik printsiip tarkus Sofia on ju, kes siis jõuab tuleb siia päris füüsilisse maailma peaaegu välja ja siis kirjeldus on päris siuke võigas, et kuidas siis need arhonid, need sellised demiurgilised jõud, mis on ära unustanud oma jumaliku alge, siis võib-olla kuidagi kasutavad teda ära ja vägistavad, et see on selline, Sofia on selline jumalik tarkuse printsiip, mis viskab ennast täpselt selle valu ja selle hävingu sisse, on, et seda nagu, ma ei tea, kas teadlikult olenevalt müüdist või siis mingi suurema jumaliku plaani järgi, et see läbi kogeda, on. Et see läbi mängida, et sealt siis jälle nagu puhastatuna välja tulla, et sarnane müüt on see pärlilaulu müüt, et kus üks noormees saadetakse kuskile Egiptusesse, on ju, mingid pärli tooma ja tee peal ta unustab ära, on ju, kes ta üldse on ja vahetab riideid ja siis tuleb siuke jumalik sõnumitooja ja ütleb talle, et et kuule, et ema ise ootavad, et too see pärl ära nüüd ja siis ta tuleb teadmine tagasi, et see Sofia müüt on samamoodi, et see ongi täpselt paralleele võib kuskilt idast tuua. See mingi Alan Watsi näide oli kunagi, et ma ei mäleta, mis jumalast see oli. Et kui sa mõtled, on ju, selle peale, et sa oled kõikvõimas, sul on võimalik kõike teha
siis lõpuks jõuad selleni, et sa lihtsalt otsustad, et sa tahad saada paisatud sinna maailma niimoodi, et sa nagu ei tea, et sa oled kõikvõimas. Sest sul on liiga igav juba. Et see on nagu mingi osa sellest mängust, mingi protsess tuleb läbi teha ja see Sofia müüt peegeldab just täpselt seda, aga ta on hästi selline kätega külge müüt. Et ta ei ole kuskil jumalikes kõrgustes, vaid täpselt just selles kannatuse maailmas, selles Saturni, just see demiurg Saturn, selles Saturni maailmas läbitulemine, pekse saamine, mida kõike seal tehakse ja siis sealt jälle tõus. Ma ei tea, kas ma jõudsin kuskile. Ja see Sofia aspekt on väga... See šekina, minu meelest seal juudi, see on ka see jumalik kohalole, et sealt tuleb seesama see sofiaanlik mõtlemine, alguses need venelased, kes meil nüüd on, tuleb praegu nimed meelde, kes rääkisid ka sellest, et see on nagu selle jumaliku jõu kohalolek maailmas, see tarkuse kohalolek, aga see on naiselik tarkus. Jällegi see naiselik on siuke, tõenäoliselt keegi kuskil kommentaaridesse pärast kirjutab, et nii ei saa. Aga kasutame neid sõnu. Jaa. Mul siin mõni aasta tagasi jäi väga hästi meelde, üks sõber ütles niiviisi, et see tarkus ja wisdom nagu eriti hästi must kannab seda ta on nagu mingi lisatähenduse välli veel, aga mu sõber ütles niiviisi, et veel kasutas sõna wisdom, et maailmas on liiga vähe wisdomit praegu. Seda on näha küll, jah. Aga lootus on, et kui päris halvasti läheb, et siis see Sofia, kes kuskil vaatab pealt, otsustab, et nii päris ei saa ja tõstab mõne malenupu ümber. Äkki, võib-olla, mine see teab. Jah, siin indiaanlased, nad tihti nagu, kui neil või see oma keel on alles, et siis nende inglise keel on ka hästi naljakas kuulda, sest nad tõlgivad nagu oma, nad mõtlevad oma keeles, aga siis tõlgivad oma otse inglise keelde ümber. Et siis võivad sellised ebakorrektsed asjad esile tulla, mis võib-olla siis ei lähe või kõlavad tabult. Aga seal siis, mida siis veel see Wallace Blacker ütles nii, et because the knowledge is a woman, she is the temple of God. Everything comes from a woman, all life. Naine, knowledge või siis tarkus on naine. Aga ma kujutan ette, et seal jällegi see tunnetus on natuke teine, et me oleme kuidagi võib-olla oma selles lääne kultuuris nii kinni, et see mees ja naine, maskuliinne, feminiinne, et nad on kuidagi nii fikseeritud, neil on nii palju seda taaka küljes ja kuna meil puudub see võime, nagu just see müütilise mõtlemise võime enamasti, sest meid kasvatatakse niimoodi üles, et meil see ära kaoks. Ja sellepärast sürrealistid tahavad tagasi selle puhta lapseliku olemise juurde või ma ei tea, Jeesus ütleb ka, et kuidas ta ütles midagi lapsukeste kohta, et me unustame selle nagu ära ja mingites kultuurides on need hoovad olemas, aga meil on seda ühe vähem, et kuidas seda teistsugust maailmatunnetust alles hoida või ta ära ei kaoks. Ja et sellised, ma ei tea, maskuliine, feminiine printsiip, et selle tagust nagu kuidagi teistmoodi omata, mitte nagu meil praegu. Kohe tuleb see poliitiline ja sugude asi on ju, ja see ei ole üldse otseselt sellega seotud. See võid olla mis iganes soovoola, mis iganes, see ei ole oma mingit tähtsust selle puhul. Jaa, see ma seal nüüd on nende Lakotadega ringi liikunud ja kuulanud ja lugenud ja seal nüüd Indrek aitab siis seda Lakota keelt õppida natuke ja siis seal nüüd laule asju tõlgin ja siis siin seesama see Wallace Blacker, kes on see Lakota mees, siis ta siin see mis tsitaat ma lugesin, et in the name of Father, Son and Holy Ghost, aga where's the mother, et kus siis ema it confuses people, kes ütlevad, et neil see ma olen eestlastel avastanud ka, et see eestlastel oli ka ju vana isa oli selline
tegelane. Nojah, palju on seal niisugust müüdiloomet, seda küll. Mitte müüdiloomet, aga see on vale sõna, kunstmüüdiloomet, vaata, meil tuleb ju see läbi mingi prisma ikkagi. Aga neil igal juhul on vanaisa seal, et see vanaisa on Tunka Shila ja ta ongi tõlkes on ka otseselt nagu vanaisa. Ja siis see on see nagu see üks... Ja kus on vanaema? Ja siis vanaema ongi grandmother, et seal neil ongi siis see grandmother siis nagu Unchi on vanaema ja siis Maka on nagu maa. Ja siis see nagu, siis me kutsume emake maa või maaema, aga siis neil ongi see vanaema maa ja siis see grandfather on seal kuskil siis on seal vanaisa on ju, et seal nad ei ütlegi, mis see konkreetselt on, aga seal et neil on selline nagu nagu see mingisugune kahesus on ju, et see vanaisa, vanaema ja midagi just nagu vana, et neil on see vana pool ka seal, et see võib-olla tuleb see Saturn ka natuke sinna mängu, et selline vanem või siis kui veel inimlaps on ju. Et see, kuidas siis nagu siis võib-olla siis rääkida sellega vana asjaga, suhtes olla. Et seal neil ja need laulud ja vaatasin need jutud ja neil kõik on nagu, ongi siis otse, ongi see Unchi Maka või siis seal lauldakse siis sellele laul ongi näiteks mingi vanaisa, umbes aitäh sulle, või laulad seal nii, või siis vanaema, või siis ma ei tea, eluvesi, et laulud ise on ka nagu väga konkreetsetest nagu asjadest. Et sealt ja ja mis mul nagu eriti hästi meeles on, kui ma seal olen olnud, et siis ongi just need vanaemad seal, kes seal, nende emad on neid õpetanud ja nende enda vanaemad, kui nad väiksed tüdrukud olid, aga et seal on siis mingid hetked, kui siis need vanaemad saavad sõna ja ongi hetked, kus ainult naised räägivad. Et seal selles tipitseremoonias, kus on siis see püha sakrament, on see peote kaktus, siis seal hommikul on siis see nagu naiste aeg, kus üks vanaema toob selle vee sinna tseremooniasse ja siis ainult tema räägib ja peale seda ainult naised räägivad. Ja see on huvitav, kui istud seal ja siis kuulad näiteks seda vanaema või kuulad mõnda naist rääkimas, siis ongi selline tunne, et mehena ei olegi võimalik üldse nagu aru saada asjadest niiviisi, nagu nemad üldse saavad asjadest aru. Et nagu see tunnetus ja see tarkus ja nagu, et täiesti maailm, mida minu arust meestel ei olegi võimalik nagu mõista, ja ma arvan, see muidu vastupidi toimub ka. Et seal on ka niiviisi nagu, on ka meeste aeg, kus siis mehed räägivad ja naised kuulavad, aga et kuidagi see, aga et naistel, ma ise nagu mehena tajun, et naistel on nagu veel rohkem seda mingit nagu arusaamist või mõistmist või seda tarkust kuidagi siis nagu loomupärased antud. Jah, õnneks on meil kujutlusvõime, millega me võime natukene aimata, mida teised inimesed või siis miks mitte ka naised on ju tunnevad ja tajuvad. Jah, siin lõpupoole ta liigubki siis selle 41, ta on siin nagu rasvused alla joonid, on see siis metaphysics of relationship. Ja kui ma mõtlen seal ja Tarnas ka siin kirjeldab, et siis see on võib-olla see meie aja nagu, ja kui me siin saate siis vestluse alguses sellest rääkisime, et me näeme siin teatavat sellist võib-olla patriarhaatliku elukorralduse teatavat lagunemist on ju, ja Tarnas siin siis toob, et kuidas siis selline, kuidas see metaphysics of relationship või siis kui ma seal loodusrahvaste juures olen, et siis seal ma nagu näen seda mingit nagu sellist suhtes olemist ümbritsemaga ja sellist nagu lugupidavust või seda wisdomit või seda tarkust, aga Tarna siis ütleb, et see on siis meie aja selline kõige suurem võib-olla ülesanne, et selline taas võib-olla siis selle feminiimsuse nagu tagasitulek. Jah, kui võtta nüüd jälle see tsüklilisuse idee siia juurde, siis võib ju mõelda niimoodi, et see nagu me oleme näiteks selle mingite mõtlejate järgi sellises lõpuajastus, Kalijuga või rauaajastu, siis ma ei tea, Kreeka mõtlemise järgi. Et siis seda võib näha ka sellise alkleemilise, sellise musta faasi, nigredo faasina, et kus ongi nagu mingid need vanad struktuurid lagunevad
hästi palju on näha sellist ühelt poolt, kui me nüüd laskume sellesse, et feminiinne ja maskuliinne pool on, et nad kuidagi, see püha abielu on see hieros kaamas, on ju see vastandite kokkusaamine jälle, et enne kui nad nagu harmoonias kokku saavad, siis on paratamatu, et on esiteks see vana struktuur ei taha lahti lasta, kes ikka tahab, on ju. Ikka tahad olla mõnusasti mugavalt oma kohal ja siis kui keegi hakkab raputama, siis taod vastu, kuni siis keegi tõmbab selle viimase asja jala alt ära. Et mulle tunne, et me praegu võib-olla oleme sellisel selle ülemineku, selle musta või selle lagunemise ajastu kuskil seal, kas keskel, alguses, lõpus vaevalt mitte veel, kõik tundub liiga ilus või kuidagi liiga stabiilne veel. Et ma arvan, et enne kui see selline see, millest need 20. sajandi alguses prohvetid räägivad, tuleb see uus ajastus, feminiinne ajastu, püha vaimu ajastu, mis iganes, sa võid prohvetlikus keeles ka rääkida, et enne kui niisuguse asjani üldse jõuda, sul peab ikka korralik lagunemine olema ja kui sa vaatad seda maailma, siis ta siit ja sealt nagu laksub. Aga kas see lagunemine tuleb nüüd, kuidas ta tuleb? Milline see on? Kas see on füüsiline lagunemine, mingite ideestruktuuride lagunemine, mingite arhetüüpide ümbermängimine, see on huvitav küsimus. Aga jah, et see vajab natukene seda komposti faasi, enne kui jõuda selle ilusa metafüüsilise harmooniani, mul on tunne. Jah, et seda lagunemist nagu on näha, aga sellist kui koroonapandeemia oli, siis kuulsin ka sellist mõtet, et see ei olnud võib-olla veel piisav, et raputada või kui mingit sellist nagu muutust tuua, kui kõigi inimesed nagu tunnevad, inimesed tunnevad kuskil sügavas või inimesed ise otsivad muutust ja inimesed nagu, et juba see tunne on nagu sees. Aga samas business as usual on ka väga hästi toimib hetkel. Aga astroloogilises mõttes jah, Saturn on ikkagi praegu kõige olulisem, et selles suhtes Saturniga tegelemine, mis iganes mõttes, olgu ta siis tõesti see arhetüüpne astroloogia või olgu ta lihtsalt sinu jaoks mingi metafoor või olgu ta siis nagu päris astroloogia või olgu ta siis mis iganes, et ta on sümbolina hästi oluline. Et kõik see, mis siin, see taak, mis tal lääne kultuuris kaasa on tulnud ja see, kuidas teda kirjeldatakse, mis ta omadused on ja see, need valdused, mis talle kuuluvad, kui me mõtleme Saturni kui jumalat, on, et see on meie see suur, meie aja suur küsimus, Saturni küsimus, kuidas sellega tegeleda ja mis tast saab. Jah, palju traditsionaalsed astroloogia uurin, siis see Saturni, loed Saturni kohta, siis nagu väga negatiivne tegelane. Ja öeldakse, et kui saad valida oma elus neid kogemusi, siis need Saturni omasid väga ei valiks. Ja nüüd liikudes sellest arhetüüpsa, just veel ütleme kaasaegse või siis kaasaegsem astroloogia, hakkab ka siis nagu seal need Saturni positiivseid külgi välja tooma ja mida siis ka täna, mis ei ole ka nagu väga lihtne töö, on ka siis sellise nagu feminiivse Saturni poole, mida me siin täna ümber me oleme vestelnud. Peab kohe ikkagi jälle vabandama, et kaks meesterahvast arutavad pikalt ja laialt feminiinse Saturni poole üle. Aga see on kutse tantsule või kutse vestlusele, et kes tahab tulla vestlema siis? No lihtsalt kuidagi pidi selle vestluse käima lükkama. Ja muidugi. Jah, see on oluline külg sellest, et just see Hillmani, see on jube hea, et nad on kõik siin koos selles ajakirjas, et see Hillman paneb nagu aluse sellele Saturni peale mõtlemisele või natuke teisiti mõtlemisega, aga mul on tunne, et see Garfield Kabara viib nagu selle lõpuni. Et kuidas Saturni arhetüüp nagu lõpuni mõelda, terviklikult. Ja sellepärast jah, et kui seda Saturni saad tegime, siis ma tundsin, et ma teadsin, et hakkasin edasi lugema, siis teadsin, et see saade täna siin, et see on see vestlus või see, mida Jessica teeb, või see Saturni, see feminiivne külg, et see on veel olulisem minu enda
vaates ja tajus, aga ma siin kokkuvõttes 2 asja ära tõlkinud ja siin kohe conclusioni alguses ja kokkuvõtte alguses, et mis ta on 44, et Jessica kirjutab, et Saturni arhetüüp on seotud meie esiemade ja isade juurtega, nähtamatute struktuuridega, mis kujundavad ja hoiavad seda, kes me oleme ning sellega, mida oleme teadlikult ja alateadlikult pärinud oma minevikust. See, kuidas astroloog loeb Saturni asukohta sünnikaartides, mõjutab sisuliselt seda, kuidas astroloog mõtestab inimese kannatusi, võitlusi, karmat, kasvuprotsessi, kutsumust ja võimet loovalt eluoludega toime tulla. Et jah, nagu sa juba mainisid, see Saturn ka inimese sünnikaardis ja üleüldse väga oluline teema, millel peatuda ja siin tunnen ka, et see Saturn on täiesti aktuaalne, siin Karliga tegime surmast, oli just saade, millest siin Jessica palju räägib ja ka Karl siis seal kõiki neid punkte siin puudutas ka, millest Jessica siin kirjutab. Et kui lihtsalt mõtleme surmasuhte peale siis sellises läänemaailmas, siis või kui lähme siis Karliga seal Tais loodusrahva või põlisrahva surmarituaalid ja üldse suhe surmaga, et siis sealt ka see Saturn väga hästi paistab läbi. Kuidas see surmaga siis suhe parasjagu on ju? Jah, ja läänelikus traditsioonis me kuidagi tõlgendame seda siis võib-olla läbi selle Saturni arhetüübi, ma ei tea, kuidas, kui sa mainisid seda Taid, et kuidas nemad seda tõlgendavad, kas neil on oma... seal Karl kirjeldas, kuidas see surm on nii naturaalne, seal oli see põletamismatus ja et kui meil surm on siin seotud nagu kurbusega ja leinaga, siis seal budistlikus traditsioonis oli veel nii, et ei tohtinud kuidagi väga kaasa tunda või kurb olla selle hinge suhtes, ütles, et muidu ta võib sinna kuidagi kinni jääda põrgusse või kuhugi nii, et siis pidi väga siis olema siis teadlik oma sellest sisemaailmast ja sama siis see surma loomulikkus. Et Eestis ma ei ole surma väga palju kogenud, sest mingid vanad sugulased, vana tädi kunagi ammu ja siis hiljuti üks vanaema, 2 vanaema. Ja ühe vana matus oli väga selline nagu klassikaline, et seal kirikuõpetaja ja siis tajudki siis võib-olla natuke sellist, et teatav selline kuidas ütles, mis see õige sõna on, kas siis ebamugavus või mitte küll endal, aga endal oli see, et tahaks midagi rääkida sellest inimesest või tahaks kuidagi et kuidagi võiks elavam olla see või see kuidagi see suhtlus on, aga see keegi et ongi see, et keegi ei oska kuidagi sõna võtta või keegi ei oska kuidagi või raske või mitte, kes ei oska, aga lihtsalt raske on midagi öelda, samas ise istud seal tunned, et see on just selline hetk, kus peaks seda jumalateenistusel, seal oli vähem, aga võib-olla siis pärast peelaus. Sõltub ja sa oled võib-olla valedel peiedel käinud. Võib-olla, jah. See klassikaline Eesti peielaud on ikka selline korralik pidu, et selles suhtes kadunuke ikka tavaliselt, kui ta vanasti meeldis alkoholi juua, siis ta ikkagi tuleb ka korralikult kaasa. Ja ütleme, et siin kultuuril mul on surmaga väga vähe kokkupuudet, aga just seal Indiaanimaal, seal kui ma olin, siis põhimõtteliselt see kogukond ka on, siis seal iga nädal keegi suri ära ja sealt lähedalt perekonnast suri ära ja siis ma nägin, kuidas üks siis loodusrahvas surmaga asju ajab ja surnuga ja seal see tundus paljusti kajas vastu, kuidas Karl seda sealt nägi, et lihtsalt teistsugune suhe ja kuidagi eks see tervendav on siis näha võib-olla siis teise nurga alt, et kui kuskil mujal maal keegi ära sureb, mis on siis võib-olla kaugemalt siis meie sest kultuuri keskmest, et kuidas parasjagu siis selle surmaga siis suhestutakse ja kus see mõte algas, et seal ka see surm Saturniga on ka otseselt seotud, et ta on selline lõpu ja alguse
kandja, tooja ja noh, seal arhetüüpse astroloogia seal YouTube'is on see Archetypal View leht, kus seal needsamad, kellest me siin ajakirjas on paljud kirjutanud ja siis Tarnase õpilased, seal üks paaritunnine loeng oli ka Saturnist ja seal huvitav ka, et siis need Saturni ringid, kui seal 30 aastat või 60 aastat, kui ta seal teeb ühe tiiru ära, et tihti siis inimeste need Saturni ühendused, noh, need, kui see üks ring saab täis, siis korreleeruvad siis sündide surmadega peres. Et selline teatav, kuidas ülal, nõnda all, sünkroonsused on täitsa toimivad. Jah, meil on ju eraldi on kohe surmakultuuri uurijaid ja Karl on ka, Karl on võib-olla võtab natuke laiemalt seda isegi surma kui sellist, et mitte ainult Eesti surmakultuuri, aga see sõltub ikka nii palju sellest, et kelleks või milleks sa seda inimest pead või et kui inimene ongi lihtsalt tombuke liha ja killuke konti on ju, et siis need rituaalid ja need asjad, mis surmaga kaasas käivad, ei olegi võib-olla nii, pealt kurbus ja mis iganes, need on lihtsalt, mis tuleb kaasa, paratamatud reaktsioonidega. Aga kui sa võtad seda teistmoodi, kui sa, ma ei tea, võtadki näiteks, sinna tuleb kaasa astroloogiline lähenemine, mis iganes idaõpetuses näiteks, kus keha on ju siis need vaikselt, need erinevad tasandid nii-öelda siis lasevad lahti ja lagunevad või see hermetistlik õpetus on, et ongi, et see hing kuidagi jällegi ühtepidi lagunemine siis nendeks algosakesteks, aga teistpidi, et sa peadki hakkama nüüd pärast surma on ju läbima neid väravaid on ju, ja just see Saturnist lahti laskmine, see keha struktuuri ära kadumine ja see hetkeline veel kangestumine ja siis laiali lagunemine, et seda saab nii palju erinevalt tõlgendada, seal on nii palju neid nüansse, mis meil kindlasti on kuskil siin kultuuris olemas, aga mis kuidagi tavapärases linnaelus võib-olla läheb kaduma või linn on nii ebaisikuline koht. Et kui sa kuskil seal teleka taga sured ja automaatselt sinna surnukuuri lähed ja siis sul ei olegi seda surnuga kokkupuudet. Viiaks ära, siis ta on juba sul just balsameeritud, kui hästi läheb, siis sa näed mingit nukku, aga seda füüsilist kohalolekut on ju tõesti, kus ma ei tea, inimesed jätavadki hüvasti. Sul on see aeg, on ju, sa tead, et inimene sureb, sul on aega sellega mõelda, et see on kuidagi järjest rohkem kadumas. Ja et see surma küsimus, et see sõltub nii paljudest asjadest, aga põhiliselt sõltub ikkagi sellest maailma tunnetusest ja mis või kes see inimene on. Ja siin Jessica ka kirjutab sellest, et kui et see on see võib-olla siis selle, mis saab peale surma küsimus, et kui peale surma ei juhtugi midagi, on lihtsalt lõputult mitte midagi, et siis see surm võib tunduda sellise hirmutava ja eemale tõukavana ja mille vastu siis võidelda, aga kui juba siis reinkarnatsioonist oli siin täna juttu ja Karliga ka, et kui selline teatav tsükliline vaade või juurde tuua, et siis see surm tundub ka vähem või tundub rohkem siis selline naturaalne või igal see suhe on teistsugune. Ja võib-olla olulisem sellepärast, et kui sa võtad mingi traditsioonilise ühiskonna, siis mis iganes impulsid need edasi kanduvad, siis alati see surmahetk on olnud kõige olulisem hetk, sest see on see hetk, kus need impulsid siis kuskile paisatakse ja kui sa oled elu jooksul valmistunud selleks, kui sa oled nende Saturni jõududega sina sõbraks saanud või teiste jõududega samamoodi, et siis see on nagu siuke, sul hüppelaud on parem. Ja sellest Karl ka rääkis, et siin hiljuti Karliga millest ei olnud rääkida, on ERR-is Jupiteris on üks film, on Tukk-Tamm, kus seal on uuritud siis neid, on sul see tuttav? Ma käisin vaatama. Jaa, kus seal surm, et siin läänes mõttes, et surm on siis see kliiniline surm, et sellest hetkest, kui süda lakkab töötamast, aga seal siis inimesed, kes siis olid veel sellises, või nende selle siis
eluviisi tunnetuse järgi, siis surmas on vähe pikem protsess, võib seal 3 päeva olla, 3 päeva miinimum inimeste puhul, aga seal osadel siis veel see füüsilise keha, säilib veel, aga tegelikult on see lääne traditsioonis samamoodi mingites esoteerilises ringkondades, et see on ikkagi rohkem on neid päevi, kui need protsessid toimuvad, mis iganes protsessid need on. See on huvitav film ja seal tuleb see vikerkaar keha tuleb mängu, et need lood küll 20. sajandis, kus on mingid õpetajad olnud, kes füüsiliselt kaovad ideaalis, teavadki ainult küüned ja juuksed ja siis on üks katoliiklane, üks itaallane, kes on kirjutanud hästi huvitav raamat, ta on võrrelnud neid selliseid, mitte ainult Jeesuse lugu, vaid pühakute lugusid, just erinevate budistlike, lääne kristlike pühakute lugusid budistlike pühakutega, ta on leidnud päris palju sarnaseid, et meie lääne traditsioonis on seda sama palju, et on mingid pühakud, kelle kehad on säilinud, seal tavaliselt on see lillelõhn tuleb. Just see lõhna küsimus, et alati mingite suurte õpetajatega, kui nad surevad, käib mingi aroom kaasas, aga see on nagu mingid lillede lõhn. Need paralleele on igat piti jah, aga see on muidugi jälle selline libe tee, et mul on tunne, et seal filmis vist teadlast oli ressurss, aga see on õudselt ressursirikas, et kui nagu päriselt tahta selliste asjade puhul kuskile jõuda, siis peaks jube palju ressursse sinna panema, aga meie kultuur ei ole nagu, ja kas seda on vajagi võib-olla? Mis sa siis nüüd tõestad sellega? Tõestad seda, et tuhandeid aastaid vana kultuur, et mingid asjad, mida nad on teinud, et see on nagu mis me tahame sinna saada, mingit läänelikku garantiid, et see on okei, tubli, hästi panete või et mis see annab neile, nagu seal filmiski on, et mõned üksikud, kes tahavad sellega nagu kaasa minna. See on nende jaoks elementaarne. Las need natuke rumalad teadlased siis uurivad, aga meile on seal oluline mingid teadusartiklid kuskil avaldada ja võib-olla see nihutab natuke piire, et kui me räägime astroloogias, siis ma ei tea, 10-15 aastat tagasi oleks võib-olla Eesti kontekstis mitte täitsa nagu uhuude vaatenurka pandud, aga kuna meil on Tarnas ja kuna meil on Hilman ja kuna meil on kõik see muu, et siis, ja see on ikkagi akadeemiliselt väga töötav. Või siis Sheldrake või ühesõnaga, et inimesed, kes on ka teaduslikus mõttes ikkagi tegijad. Et kui nad tegelevad sellist asjadega, võib-olla tõesti, see meie kultuuris on oluline, et samamoodi see Tuktami film, et võib-olla on oluline uurida neid seisundeid. Kroffi ja kogu see transpersonaalpsühholoogia suund on ju samamoodi, et tegelikult alguses naerdi nende üle küll, aga kui sul ikkagi lõputult kuhjub mingeid materjale, mingeid juhtumlugusid, siis mingi hetk sa ei saa mingeid asju ignoreerida enam. Samamoodi nende parapsühholoogiliste erinevate väljunditega, et materjali on tegelikult liiga palju. See, et meil teaduslik paradigma ei ole muutunud, see ei näita seda, et meil ei ole tuhandete kastide viisi lugusid, mida tegelikult tuleks kuidagi tõlgendada, mitte lihtsalt naerda või maha tõmmata. Kui sa tahad teha teadust, kui sa tahad, ma ei tea, et seletada kõik enda ümber ära läänelikus mõttes, siis sa pead neid arvesse võtma mingit pidi. Ja vaikselt just Ameerikas miskipärast on seda tehtud ja Euroopas natuke vähem. Kokkuvõtvalt veel tänane Saturni ümber või taasmõtestamine läbi naiseliku arusaama või vaate. Jessica kirjutab siis nõnda, et toomaks päevavalgele Saturni naiseliku näo, mis kehastab teadmist kui tarkust, tähenduslikku kannatust, surma kui puhastust, kvalitatiivset aega, reinkarnatsiooni ja hingelise elu avaldumist. Jääme Saturni arhetüübi lähedale, aidates samal ajal sellel ka areneda. See on suhtes olemine. Meie kätes on luua uusi mõttevorme ja on see morphic fields või siis mõtlesin vormivälju, mis meie arvates rikastavad elu
ja antud juhul hõlmab elu rikastamine ka kannatusi ja surma, tõlgendades neid kui puhastuse ja kasvu läbiviijaid. Viide Sheldrake'ile, jah? Osade jaoks üks kurikaelale. Jah, see, nagu Jessica siin artikli alguses ütles ka, et täna me vaatasime siis Saturnile sellise naiseliku pilguga või siis kuidas Saturn vaataks või siis sellise naiseliku pilguga siia poole. Aga seal ka Jessica ütles, et sama asja tasuks teha ka vastupidi siis nende arhetüüpidega, planetaarsete arhetüüpidega, mis on siis just seotud naiselikude printsiipidega, mis on Kuu ja Veenus, mis on väga kaldus siis sinna feminiivsuse poole. Jah, mida kuidagi ei suudagi võib-olla kohe samamoodi nagu Saturniga, et raske on ümber mõelda või juurde mõelda. Jah. Aga tööpõld on lai. Siia kõrvale soovitaks ma tegelikult lugeda veel, kellel see ajakiri kunagi peaks kätte sattuma. Siin on väga huvitav artikkel sellest, kuidas on Virginia Woolfi elu analüüsitud läbi just selle Saturni, muidugi Neptuuni kompleksi ka veel, et kuidas, mida need arhetüüpse astroloogia järgi, et sageli teevad, on see, et nad võtavad mõne tuntud inimese eluloo, võtavad sinna kõrvale selle astroloogilise sünnikaardi või need hetked elus ja siis nad vaatavad, kas see on korrelatsioonis. See on hästi huvitav lugemine. Aga see Virginia Woolfiga just, et kuidas need Saturni mõjud tema elu mõjutasid, et üks suur naiselik nagu 20. sajandi oluline suurkuju kõrvale võtta, et kellel on võimalus, siis tasub lugeda. Ma arvan, see võib olla kuskil veel tasuta niisama küll. Ja sealt ütleme, et Hillmani saade tegime Hardoga siis sellest Senex Consciousness Saturnist. Nüüd sai tehtud ütleme siis sellest Jessica Saturni taasmõtestamisest surmast sai ka saade tehtud ja siis ma mõtlesin, siin on veel siis see Matthew Segal vist on ta nimi, tal on ajast ja Mihkel Kunnusega rääkisin, et kas ta on nõus tulema, aga ta ütles, et tal on kiire ja ütles, et soovitas mingit filosoofe, kes on ajas kirjutanud, aga mis sa ise arvad, kes võiks olla, siin on see Kronos ja Kairos ja need aja erinevad näod, see Segal kirjutab siin nendest. Võta siis kohe mitu filosoofi, võta keegi, kes on kursis selle antiigilooga, Kronos ja Kairos ja mingi, ma ei teagi, kes meil on. Neemen Erip on alati selline klassikaline filoloog, kes kuidagi mõtleb kastist välja sageli. Ja siis võta mõni päris filosoof ka, ma ei tea, keda Kunnus. Heideggeri aeg on alati see põhiline, mille filosoofid olemine aeg on. Neid filosoofe leiab küll, see oleks võib-olla päris huvitav. Tuleks siuke nagu need Hardo saated vaata on vahel. Jah, surm ja aeg põhiteemad Saturni pool. Aga lõpetuseks siin mitu aastat tagasi tegin ühte veeprojekti eestikeelset ja siis pärast ingliskeelset. Seal iga saate lõpus küsisin siis osaleda, et kui vesi saaks kõneleda, mida vesi kõneleks. Väga huvitavad asjad olid. Ja mul tuli see uuesti meelde, kui ma olin seal Tartu observatooriumis, siis Tõnu Viigilt küsisin, et kui siis need tähed seal üleval saaks kõneleda, mida nad kõneleks ja siis viimases saates siis Karlil ka, et kui surm kõneleks, mida surm kõneleks. Ma küsisin, kui Saturn, võib-olla siis see meie ajastu oma, kes siis jalaga juba ka mingit teist nägu hakkab ka võtma või samas säilitab seda vana nägu, et mida Saturn kõneleks meile täna. Tead, ma arvan, et ta kõneleks niimoodi nagu kuskil nendes Norra muistendites või ma ei tea, kas Sõrmustisandus oli vist samamoodi, kus on need suured kivihiiglased ja kes ütlevad niimoodi aeglaselt ühe sõna ja siis 60 aasta pärast teine vastab umbes, et selleks, et seda sõnumit kätte saada, tuleb hakata nüüd tööd tegema, et tuleb see üks täht kirja panna ja siis nagu, ma saan aru, et Amariga vist rääkisite Babyloonia astroloogiast, et 100 aasta pärast pannakse järgmine täht kirja ja siis vaatame, mis 20 000 aasta pärast välja tuleb, et Saturni kõne võtab aega.
ma arvan, et meil on paar tähte kirja pandud, aga natuke tuleb veel kirjutada. Et see sõna või lause kokku tuleks. Ja võib-olla ta ütleb midagi triviaalselt, ma ei tea, mida Kroonos võiks öelda, näm. See on päris hea. Jah. Aitäh sulle, Siim! No aitäh kutsumast ja vabandust kohe ette juba feminiinsuse jutu pärast, et võite mind materdada ja mis siin ikka, see on, ma arvan, et see on väga oluline, et see, nagu siin Jesse kirjutab, et kuidas ta ütleb, et traditsioon muutub, et üks, et on teemad, mis on tabud, enam ei ole tabud ja samamoodi siis ütles ka siis nende arhetüüpide kohta, et ja nagu Jung kirjeldab, et arhetüübid nad pidevalt muutumises ja oma ajastu nägu. Jah, nii ta on. Jällegi meenub eelmine, võib-olla lõpetuseks eelmine saade me ka mainisin ühte sakslast, kes on kirjutanud väga huvitava raamatu, kus pool raamatut on siis selline Saturn läbi erinevate mütoloogiate ja Mesoameerika ja see India, Hiina ja läänelikke. Aga tema on siis selline praktiline, ta on kahjuks surnud, praktiline Saturni järgi oli ja siis ta kirjeldab ka seda, kus ta tegi rituaalid ja nooruses oli ta poole halvatud ja siis kogemata sattus mingit Saturni rituaalide peale, siis kus Saturn kui jumal, kui selline tuleb ta ette, see muidugi toimub mingis sellises unenäolises maailmas ja ütleb, et kui sa mind nüüd järgima hakkad ja teed, nagu ma ütlen, et siis sa saad terveks ja sai terveks aga siis ta kirjeldab seda Saturni. Ja siis ta küsib Saturnilt, et kas sa oledki selline. Ma ei mäleta, millal see kirjeldus oli, aga siuke mingi koll. Siis ta ütles, et ei, et ma nagu praegu sinu jaoks olen selline, et tegelikult mul ei ole sellist kuju, et ma võtan selle kuju, mis tundus praegu kohane. Et ma arvan, et see on jälle hea lugu nende arhetüüpide kohta ka, et nad võtavad selle kuju, tulevad kuskilt, võtavad sellise kuju nagu vaja parasjagu. Jah, see paneb mind mõtlema selle peale, siin kohe praegult lähipäevil tulevad Eestisse need kogi indiaanlased, kes on seal Kolumbias mägedes pärit ja seal suutsid hispaanlaste eest seal ühtede vähestena ära põgeneda ja puutumatult päris pikka aega olnud seal. Ja nüüd tulevad Eestisse ja neil seal siis kogi tarkadel on nii, et kui seal valitakse see keegi, kes siis tehakse see tark on ju, et siis seal kõigepealt valitakse vanemad välja, teatakse, et sellele sünnib see tark ja siis see laps pannakse pimedasse koopasse, kuni ta saab siis mingi täiskasvanuks. Põhimõtteliselt ta ei ole siis valgust näinud oma terve maise elu jooksul, kuni ta siis umbes on 20 või nii. Aga ütles, kui nad seal koopas elavad, seal, siis nad pidid saama siis, hakkavad suhtlema siis kõigega üldse, mis väljaspool on. Ütleme siis, neil nagu üldse, et kivid ja jõed ja veed ja kõik loomad ja tähed ja need võid kõik nendega olema sellises nii elavas dialoogis. Ja et seal pimeduses kuidagi valguse puudumisel siis tekib sellel kogitargal selline tugev side sellega, mis on ja siis see on üks asi, mis on huvitav, et silmaga nähtav planeedid, et seal Amariga ka rääkisime sellest, need 7, mis silmaga näha on, Päike, Kuu ja siis need Marss, Veenus, Merkuur, Jupiter ja Saturn, et võib-olla see nagu sellised loodusrahvad või siis isegi need sumerlased, kes seal elasid on, et kuidas kõneles nendega see Saturn, et osadel kuidagi see müüt, osad vaatavad müüti kõrvalt, teistel see müüt nagu kuidagi elavad selle müüdi sees mingis mõttes ja kuulevad ja on väga nagu otse sina peal ja sellises nagu sellises teadlikkus siis otseses vahetussuhtluses siis nende need 7-10, kes seal nüüd üleval on, nüüd kaasajal 3 tükki sinna juurde tulnud. Ja eks seal on need muid on seal. Ja neid tuleb ja kaob, jah, muidugi. Aga see oleks see on eraldi huvitav teema just see mõtteviis, et kui need planeedid nagu tekivad meie kultuuri, et kuidas on näha korrelatsiooni ka, et nii kui Saturn tekib, et mis siis nagu tsivilisatsiooni arengus toimub.
see on hästi huvitav mõtteviis, et kui see niimoodi jällegi arhetüüpselt nagu tõlgendada, see korrelatsioon on olemas, et kui vaadata tekstide põhjal või nende vanade Mesopotaamia säilikute põhjal on ju, säilikud on vist vale sõnad olnud, nende kiilkirja tekstide puhul, et kuidas mingid asjad, mis käivad nende planeetide omadustega kaasa, tekivad mingid, ma ei tea, linnateke ja ma ei tea, mingi põllumajanduse teke ja need kõik on seotud. Ja kuidas paralleelselt siis tõesti tekivad need planeedivaatlused, et varasemalt ei ole. Ja kui huvitav oleks siis mõelda, et milline siis oli see, meil on ju mingid rekonstruktsioone küll, aga milline on see megaliitehitstaja inimese maailmatunnetus, erinevatel esoteerikutele muidugi väga huvitavad ideed Steineril ja teistel on ju, aga et milline see võis olla, et kui sul on ainult kuu ja päike, kui need kõige olulisemad, kui sul planeet ei ole, et mis, kas mõttemäng jälle? Jah, seda, sellest on Tarnas on palju rääkinud, on need 3 kaasajal avastatud planeeti, et Uraan, Neptuun ja Pluto, et on niiviisi, nad on rääkinud või kõnelenud, et sellel hetkel, kui siis planeet avastatakse, et siis ta sellel hetkel hakkab ka kuidagi tööle. Ja natuke varem isegi. Jah, see on 15 aastat. Ja nagu Pluto puhul siis, kui ta ei ole enam, siis on jälle huvitav vaadata neid, kes on üritanud seda siis kirjeldada, et kuidas ta lakkab nagu, kaob ära meie kultuurist, et need Pluto jõud, et praegu on niisugune väike järellainetus ja siis on minek. Jah, see Pluto on huvitav, seda ma ka uurisin kogu seda, kuidas tal siis staatus ära võeti, et nii palju kui ma aru sain, siis seal ikkagi astronoomid olid nagu vastu sellele, et seal tema see planeedi staatuse äravõtmisel, et seal sattus nagu mingi komisjoni nagu hammaste vahele natukene, aga siis seal anti ka lootust, et võib juhtuda nii, et Plutost jälle saab planeet. See oli mingi suur konverents kuskil Prahas, ma lugesin ka kirjeldust sellele, et kuidas muidu oli niisugune igav konverents, nagu ikka need konverents, keegi ei käinud seal väga, oma need astronoomid ja siis lõpus see viimane, kui see Pluto arutelu oli. Ja siis lõpus, kes kõige rohkem kahju tundsid, oli kooliõpilased. Üle maailma tuli tuhandeid ja tuhandeid kirju. Miks te võtsite meil Pluto? Aga huvitav on ka see, et näiteks need mingid planeedid, ei tule praegu nimed meelde, mida arvati olevat, et ka kujuteldavatel planeetidel on mingid nende astroloogia teooriate järgi olnud teatav mõju. See mõjusfäär senikaua, kui arvati, et ta on kuskil seal, ma ei tea, mis iganes planeedid need olid. Ja sellel hetkel, kui saad aru, et teda ei ole, et siis sa näed jällegi, see tarnasliku kultuuri järgimise järgi, et see mõju kaob. Ja siit tuleb see egregori idee sisse, aga see on jälle oma ette. Jaa, siin on vestlemis palju, aga mul need arkaineid ajakirju mul veel õige mitu, ma seal olen mingid Krohvil on seal päris häid tekste ja seal on üks viimane vist Uraanist on ja nüüd, kas ma arvan, uus peaks olema. Ma ei ole päris viimaseid lugenudki. Tuunist ja mul on seal esimesed 3 vist on puudu, et vahepeal ma kinkisin nüüd Ardole kõik, sest ma 5 aastat tagasi siis ma arvasin, et ma üldse selle teemani ei jõua. Ja siis kadusid ära, kas Ardo leidis need üles jälle? Esimesed peaks olema nagu tervikuna isegi netis, ma minust esimest numbrit täitsa lugesin. Aga füüsiliselt on ikka parem, kes ja, päris head vestluse käivitajad. Et nagu Tarnas ütleb, et seda sellist astroloogias väga sellist tööd ei ole nagu mingis mõttes tehtud või kui ma ise ka näiteks Eesti astroloogia skeenes nagu ringi vaatan või et siis seal on nagu minust on, või ma tajun, et on väga nagu staatiline on see, et on loetud mingid tekste, meil siin saate jooksul oli sellest juttu ka, et võib-olla sellist nagu edasiarendust või mida ma näen, mida see arhetüüpne astroloogia teeb, et 10 planeeti, 10 arhetüüp, et siis nende siis see feminiinsus, maskuliinsus, et sinna sisse minev, nende edasi arendamine seal, et seda ma nagu traditsionaalses astroloogias ma nii väga ei näe, et seal on väga selline nagu ülalt alla mingis mõttes. Ta on praktiline vahend selles suhtes, et sul on mingid tööriistad ja siis sa muudkui meisterdad. Aga see on jälle, see on piiri peal, et see, kui me rääkisime sellest
Teodike teoritiseerimisest, et ta on piiri peal, et õnneks mängib välja, et ta on just üks triksterlik, et teooria ja praktika vahel kõigub ja see teeb just huvitavaks ja tõsiteaduse ja umbluu vahepeal ja see nagu lainetus käib. See on, mis mulle väga meeldib just see, kogu see Esaaleni instituut USAs ja see, kust seesama Jessica oli ka. Ja see California instituut. Jah, California instituut ja see on kõik need, et seal on seda mängulisust, mida meil võib-olla Euroopas nagu akadeemias ei lubata. Aga seal on päris kõrgel tasemel mingites kohtades, just Californias ja seal. Ja see on päris 20. sajandil hästi olulisi asju olnud. Mõtlejaid, olulisi tekste, olulisi selliseid suundi edasi. Jah, seal Esalenis Alan Watts ja Maslow ja Campbell ja väga... Ja kes seal praegugi on tegelikult, kui sa vaatad kõik, kes on nagu siukse nii-öelda piiripealse akadeemia kõige suuremad tegijad, nad on kõik sealt läbi käinud. Et seesama Tarnas ja minu lemmik Jeffrey Krippal, kes on religiooniuuringutes siuke päris murranguline maailmatasemel nimi, tema on seal hästi palju olnud ja neid on veel ja veel ja veel. Et jah. Või vähemalt on need kutsutud loengud andma, et kõik kellegi puhul vaatad, kus ta nagu, keda ta tänab või kui, siis käisin seal Esalenis, oli 2 aastat. Et sealt mu mõtted nagu said hoogu juurde, et tunduvad sellised mingid oaasid kuskil, täiesti müstilised oaasid, nagu see Eranose kokkutulekut 40-tel, 50-tel kunagi olid Jungi keskel, et siuke mitte ainult akadeemilise, vaid üldse siuke mõtlemisvabadus totaalne. Aga suunatud samas. Et ei ole päris tantrafestival, mis on võib-olla ka väga tore. Jaa. Ma usun, et küllap vist üks arhetüüpidest meid veel kokku toob, aga eks siis jääb üllatuseks, mis see olla võib, ega seal olgu siis Uraan või Jupiter või miski muu, et Uraan ja Jupiter, nad kõlavad selliste, seda on ka palju Tarnas üks Ren Butler on üks tema õpilane seal, kellel on ka üks Tarnase selle arhetüüpse astroloogia käsiraamatule sarnane teos on Archetypal Universe on ta pealkiri. Seal ta võtab ka neid arhetüüpide paare kokku, paneb seal neid paare, seal saab väga palju moodustada. Aga jah, Jupiter ja Uraan, see konjuktsioon käib iga 12 või 14 aasta tagant ja seda ka Tarnas oma raamatus minu teada, kas ta vaatas ka seda, aga seal Uraan selline äkiline muutus ja läbimurdja ja Jupiter on veel selline laiendaja tõstja. Et seal see Ren Butler tegi oma siis uurimustööd, mida on ta minust juba mingi 20 aastat teinud ja 15 aastat on teinudki Jupiteri Uraani koha pealt ja vaadanud neid konjuktsioone või neid tugevad seise siis lääne teaduse ajaloos. Ja see on päris huvitav, et kui võtad seal Nobelit saanud füüsikud ja keemikud ja matemaatikud ja siis vaatad nende sünnikaarte, siis kõigil on seal Uraaniga siis päike Uraanis või Jupiter Uraanis. Ja siis seal kõik, ütleme sellised kvantfüüsika ja üldse Newton ja kogu füüsika ajalugu on siis vaadatud selles Jupiter Uraani valguses. Et kuidas see Jupiter Uraan lainetab ja kuidas siis teadusavastused korrelatsioonis selle Jupiter Uraaniga. Äärmiselt huvitav teema. Et võib-olla nende, esialgu on lihtsam võib-olla tuua lihtsalt üks konkreetne. Jah, Jupiter on ju ka selles suhtes, kui võtad siukest lääne maagiapraktikad jälle, siis Saturn ja Jupiter on põhiplaneedid, kellega tegeleda. Ja Jupiter kohe ka siuke nagu, kindlasti selline eredam ja avardavam ja selline laiendavam ja kõrgem või isegi lihtsam vestelda, ma arvan, Jupiterist kui Saturnist. Nojah, kui ta on kroonose maha löönud, siis on juba vaba olla. Ja seda ju ka need arhetüüpsed astroloogid Tarnas on ise öelnud, et kui
kui sa, ütleme, siis räägid ühest arhetüübist, et siis sa mingis mõttes ka nagu inglise sõna see invoke või siis manad või kutsud teda kuidagi, et ta ka siseneb siia ruumi natuke. Natuke on hirmus nüüd ka. tuleb jah mingit, ma ei tea, mida teha, mingit palveid lugeda, siis need Saturni jõud väga nüüd siia ruumi sisene. Praegu ei tahaks küll, isegi on keeruline. Võib-olla see, nüüd... Et lisa seda Saturni, las ta nüüd natukene. Aitäh, et sa tulid, aga mine vaata sinna poole. Aitäh. Olgu. Olgu. Aitäh sulle siin.